Medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Tere kallid spordisõbrad! Saatejuht Gunnar Leheste on võtnud enda teha Mis tunne on podcasti järgmise episoodi. Meie seekordses spordisaates on lausa kolm inimest, kolm väga väärikat treenerit. Ja miks just need treenerid ja miks sellises koosseisus, sellel on ka väike eellugu. Aastal 2010, 11. jaanuar, vaatan, on ilmunud artikkel pealkirjaga Edukas treener paneb ennast maksma, vanus ei mängi seejuures rolli. Toonane spordilehe peatoimetaja Andrus Nilk saatis mind, noorreporterit, seda lugu tegema. Ütles, et on 3 andekat noort treenerit, kes on juba oma noorest east hoolimata silma paisnud sel maastikul. Need olid toona 33-aastane Indrek Visnapuu, 26-aastane Rainer Vassiljev ja 26-aastane Norbert Hurt. Ja tänasel päeval on need 3 meest meil siin samas stuudios. Tere, mehed! Tere! Tervist! Kas ise mäletate sellist artiklit, et oleks kunagi valminud? Keegi 3 üldse mäletab? Mina ütlen ausalt, et ei mäleta. Kui sa mulle helistasid, siis seal oli ka see link meilis sees. Järelikult see lugu oli. Aga ega ei mäletanud küll, aga siis kui ma läbi lugesin, siis üht-teist tuli meelde, jah. Te ei mäleta üldse? Minul on meeles, kuna me kohtusime, mul on meeles kohtumine selles ülikooli kohvikus Tartus ja nii palju on meeles, aga lugu ennast täpselt, mis seal sisu oli, ei mäletanud. Jaa, sa vist rääkisid mulle mingi aasta tagasi me kohtusime, et sul see plaan on, siis meenus ja midagi selline mälusopis on, aga kuidas see toimus, kus see toimus, sellest ei ole õrna aimu. No mis seal artiklis täpselt oli, me veel jõuame puudutada, aga ma küsin sellist asja, et kas te olete kõik muidu omavahel sõbrad tuttavad, teate üksteist, käite läbi? No läbi iga päevast ei käi, aga tunneme küll, jah, et ütleme, hiljuti just oli huvitav, et me Indrekuga kohtusime, mitte hiljuti, aga ütleme siin aasta 2 tagasi rongis näiteks terve tee, siis sõitsime koos Tallinnasse. Et ma arvan ka, et kas me nüüd just sõbrad oleme, aga kindlasti oleme tuttavad ja lobiseme, kui näeme ja selles mõttes kindlasti, jah. Jah, kaarega mööda ei lähe. Kui treenerid omavahel üldse, kas teie kahekesti või üldse kohtuvad nii-öelda vabas keskkonnas, siis millest treenerid omavahel räägivad? Paraku vist sport. Ma arvan, et lõpuks me oleme inimesed, et eks võib-olla sõltub kellega mida, et mingid lugusid pole meenutud, kui oled ju varem ütleme mingid asju pole koos teinud või siis räägid spordist, et eks ta ole, ma arvan, nagu ikka tavalist. Mina arvan, et näiteks Norbertit mina viimati nägin Rakvere staadionil ja kui ma õigesti mäletan, siis oli ta seal käruga ja siis võimalik, et me rääksime hoopis ka lastest järelkasvust. Kui suured podcasti kuulajad te muidu olete? Mina ütlen see aasta rohkem, õigemini 2 aastat rohkem, kuna ma sõitsin päris palju Rakvere ja Pärnu vahet, siis raadiosaateid kui sellised, muusikat ma ei viitsi kuulata, siis ma vastupidi kuulangi igasugused jutusaateid ja kindlasti ka podcaste vahelt, jah. Ka spordipodcaste? Jah, aga mitte nüüd see, et peaks olla, et ainult spordiga podcaste kindlasti mitte, et jällegi mingitel hetkedel võib-olla seda sporti on liiga palju, et siis kuulaks kõike muud. Kuidas teistel? Minul on podcastid rutiini osa, et ma elan linnast väljas mingi 40 kilomeetrit ja siis kuna ma igapäevaselt sõidan autoga palju, siis need podcastid on jah minu elu osa. No mul siis võib-olla kõige erand, et pigem vähe, et ma üldjuhul sõidan autoga, siis ei mängi raadio ega midagi, et peamiselt on siis pigem võimalus nagu natukene vaikust pähe lasta, et ülenda ja perega ja tööga, et siis seda aega nagu vähe, aga mõnikord ikka. Kui podcastides vahel tuleb ette, räägitakse ka teist, kas teil kihvatab, et tahaks nüüd kohe vastu öelda või midagi, et ohoo, et niimoodi arvan minust? Mina arvan, et eks seda nahka on kasvanud, et väga ei ole vahet, mis räägitakse, et ega siis selge see, et on üks arvamus väljast, aga eks
ega eelkõige ju räägitakse seoses võistkonnaga ju, et mis võistkonnas toimub või ei toimu, seda ju teavad ju tegelikult see sama 14-20 inimest, kes seal igapäevaselt toimetavad, et kõik see ülejäänud on ju siuke kellegi arvamus mingist vaatevinklist ja ei, kindlasti väga stressi sellega ei tekita, et selge see, et negatiivseid asju loomulikult on ju kehvem kuulata, aga ma ütlengi, et eks seda nahka on kasvatatud. Eks oleneb olukorrast jah, et ja ma olen ikkagi võtnud niimoodi, et nemad, kes podcasti teevad, nemad teevad ka oma tööd või ütleme, ajakirjanik teeb oma tööd ja kui sa sellest aru saad, siis ma arvan, sellega probleemi ei ole. Keegi kunagi toru pole võtnud mõne podcasti või artikli peale, et kuule, see, mis sa siin kirjutad, on ju täielik jama. Ei, sellist asja pole ette tulnud. Ei ole jah. No nii palju seda vana artiklit puudutaks, et teid kõiki ühendas toona soov pääseda välismaale. Siin ühel mehel on see õnnestunud lausa mitmekordselt. Aga kui te nüüd meenutate ennast 16 aastat tagasi, siis kus te kujutasite end olevat, ma ei tea, 15 aasta pärast, 16, kas või 10? Ja kui palju see siis kokku läinud tegelikkusega? Võib-olla alustame siis laua otsast. Ma mäletan, mul on endal olnud mingi siuke nägemus võiski olla umbes sellises vanuses, et ideaalis siuke 30-aastaselt võiks välja jõuda, siis tiirutaks, siis 40 tulen tagasi, siis vaatan üldse, kas enam treener olen. Et mingi siuke asi mul peas oli, väga palju tegelikult sealt nagu mööda ei läinudki, et üks asi see, et ma olen endiselt treener, et ma ei ole seda lõpetanud, ma olen üle 40 ja äkki ma välja läksin, olin ma 32 või, et ega väga palju sealt nagu puusse selle plaaniga ei pannud minevikus siis, et enam-vähem suht on see nii läinud. Aga enam-vähem need sihtkohad, klubid, riigid olid sul silme ees, kuhu tahaks minna? Ei, selles mõttes ei olnud, sest et ega see on äärmiselt keeruline lugu ja täitsa omaette teema, et kuidas sinna üks Eesti treener võiks saada, sest et kindlasti selles maailmas olles, ma olen olnud, mis ma siis olen, 6 või 7 aastat väljas olnud, et olles seal siis ega paratamatult on vähemalt minu ala, ehk siis võrkpalli mõistes sinimustvalge nipp, mis mulle endale väga meeldib, ei ole seal turul nagu selline lisaväärtust lisav element, et kindlasti on nad seal itaallased, mis iganes argentiinlased, sellised vähe suuremad võrkpallimaad, seal need treenerid on, neil on, mina ütleks, oluliselt lihtsam sinna välja saada, aga jah, et on olnud äge käia ja kindlasti midagi ei kahetse ja tegelikult ei ole välistatud, et veel minna kunagi, et ega siis see töö mulle nendes kohtades on meeldinud ja ägedasti ja mõnusalt siis väljakutset esitab on see olnud. Norbert, mis sa mäletad endast 16 aastat tagasi? No tegelikult ma mäletan seda, et ega mul päriselt nagu Tartust ära minna plaanis konkreetselt ei olnud, et Flora oli ka varem minuga ühendust võtnud enne, kui ma lõpuks sinna Tallinnasse läksin. Et minu soov oli arendada Tartu jalgpalli ja ma nägin seal seda nagu võimalust ja saingi ühel hetkel seal peatreeneriks, selles vanuses ma juba olingi peatreener. Et ja mul oli nagu põnev pärast seda kohtumist suhteliselt, äkki aasta hiljem ma läksin Türki õppima, ehk mul oli kindel soov ka kogeda seda välismaal õppimist just enne kõike. Ja siis ma võtsin otsuse, et kuna Flora oli varem nagu tahtnud ja oli siuke võimalus, siis ma nagu võtsin võimaluse vastu, aga ma tegelikult ei mõelnud väga palju suuremalt. Mul alati meeldinud ka seda nagu ala arendada, nii tahtsin ka Tartu jalgpalli arendada, et tegelikult ma töötasin seal ka noortede juhina, hiljem ka Florast tuli noortede juhi ja duubli peatreenerina, et hiljem töötasin spordidirektorina, et mind on huvitanud nagu see sport ka laiemalt. Indrek, sina ütlesid selles artiklis, et pean leidma arenemiseks sobiva keskkonna, mitte lihtsalt ükskõik kuhu minema. Välismaale ei pürgita sellepärast, et patriotismist puudus tuleks. Vastupidi, Eesti korvpall on mulle väga südamelähedane, kuid kui suudan end täiendada, on minust tagasi tulles oluliselt rohkem kasu. No, hästi öeldud. Tark mees oli. Et kindlasti mingit pikka sellist plaani või asja ei olnud, et ma ütleks praegu tagasi vaadates, et
korvpallimaastik siis ja praegu olid ikka täitsa erinevad või on täitsa erinevad, et nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt, et ja kindlasti ambitsiooni oli, see oli ikkagi mu peatreeneri töö nii-öelda algusaastadeks, et profikorvpallis ma räägin. Ja selline, ütleme, naiivsust võib-olla oli kindlasti rohkem seal kui selget plaani ja elu on teistmoodi läinud, et ja ma ei tea, kas ma toona juba, aga mingil hetkel võib-olla natukene hiljem, siis ma teadvustasin kindlasti endale niimoodi, et ma mõtlesin niimoodi, et kui meil ei ole terve võistkonna jagu nagu mängijaid väljas, et kuidas meil siis saaks nagu olla nagu treenerid väljas, et ennem peaks jõudma kindlasti hulk mängijaid välja, et sama lugu, et ega see sinimustvalge lipp seal kuskil rinnas lähed, et ega selle peale kohe sulle mingit mammonat ei pakuta, eks ju, et ja teisest küljest, mis veel on, et ega tegelikult treenerite turg rahvusvahelisel tasandil on tegelikult isegi veel keerulisem, raskem läbi lüüa, kui on mängijate turg. Et treenerite puhul kindlasti vaatavad riigid oluliselt rohkem seda oma treeneri nii-öelda rahvust ja seda, et välistreenerit minnakse palkama ikkagi teises järjekorras ja kui me nüüd ei räägi just päris tipp, eks ju, tasemes seal, siis on puhtalt ainult nii-öelda mõeldakse tulemuse peale. Aga kui me räägime rahvusvaheliste liigade ja rahvusvaheliste klubide tasandist, et siis ikka vaadatakse eelkõige nagu omad sunti otsa. Aga Norbert ja Indrek, kas te olete oma selle 16 aasta jooksul teadlikult astunud samme, et see välismaa uks avaneks? No kuna seal ei ole hea näide sellest, et ei ole ka sellele niimoodi mõelnud, et ju tegelikult ju Floraski ju suhteliselt ruutusega võetud pärast 6 aastat spordidirektori roll, paralleelselt tegin siis noortekoondistega tööd treenerina, hiljem ka koondisega, et ja ka siis seda küsimust küsiti, et ma ütlen, ka siis mulle juba meeldis seda ala laiemalt arendada, et ei olnud nagu sellist kindlat tung, et välismaal käies tihti püüdsid ennast kujutada ette seal nagu elamas ja perega ja nii edasi, et siis mulle meeldib, et mu lapsed kasvavad Eestis selles keskkonnas ja välista, et mingi aeg oleks põnev olla välismaal, aga sellist nagu tungi küll ei olnud. Jah, siinkohal jälle ajas tagasi minna, siis ma pean ütlema, et tegelikult rokist lahkudes, ega ma ikkagi astusin natukene sellise turu pealt välja või maha, et toona ma ütleks, oli Eestis 3 kohta, kus sa said treenerina nagu silma paista ja võib-olla sealt oleks võinud tekkida võimalus välismaale minna, et see oli Rocki peatreeneri koht, Kalev Cramo peatreeneri koht ja rahvuskoondise peatreeneri koht, et ja kui sa sellest ringist nagu väljas oled, et ega siis sul erilist mingit šanssi kuskil silma paista ei ole, et need oleks olnud need klubid või koondis, eks ju, kus sa saad oma tulemusega kuidagi moodi silma paista. Aga teil kummalgi sellist agenti pole olnud, et kes oleks teid teadlikult seal välismaa turgudel parseldanud? Ei, nii kaugele mina pole jõudnud, jah. Aga Rainer, kuidas see sul õnnestus? Jah, ma olen kasutanud ka agentide abi, aga tegelikult reaalsus on see, et nendest lepingutest, mis ma olen saanud ja väljas käinud, on mul ainult üks tulnud läbi agendi. Kõik ülejäänud on tegelikult siin, mis Indrek ütles ühe väga hea mõtte, et ennem liiguvad mängijad, siis treenerid, miks, sest et tegelikult minu hinnangul treeneritele töökohti annavad mängijad. Need ei pea olema Eesti mängijad, need on mängijad, kellega sa oled kokku puutunud, sest et ega mul on väga palju ka selliseid välismängijad, kes on minu all Eestis mänginud, kes mind kuskil soovitavad, siin ka lähiminevikust siin on olnud, et minu üks endine mängija ütleski, et kuule, et treener, et kuidas läheb, et ma andsin su nime ühele klubile, kes otsib treenerit, siis samamoodi on Eesti mängijad seda teinud. Minu esimene välisleping tegelikult ju tuligi puhtalt selle pärast, et Tartust pärit Kristo Kollo mängis oma klubis, jäi 2 aastaks ja siis sinna mina läksin treeneriks. Et tegelikult on need nüansid ja tegelikult ma arvan, et
noh, natuke ka ikkagi siiamaani, aga mingil hetkel ikka väga-väga oluline oli üks endine koondise peatreeneri nimi, Gianni Gretu, kes selle koha pealt on üks siis suuremaid fanaatikuid üldse, kellele meeldib selliseid asju teha, küll mängijaid aidata, otsida neile mängukohti ja nii edasi ja ega samamoodi ka treeneritele, et on ka tema kaudu neid kontakte saadud, kus siis on, kuhu on tegelikult jõutud isegi tööd tegema, et ütleme niimoodi, et agendi abi on seal siiamaani vähemalt olnud võrdlemisi väike, et kõik muud tegurid kuni selleni välja, et olin ise Poolas siis abitreeneriga pluss liigas, siis ise otsisin kõrval linnas, teadsin, et seal on esiliiga võistkond ja võtsin ise tegelikult suht selle võistkonnaga ühendust, et äkki teil on hoopis esiliigasse peatreenerit vaja ja nii edasi, et tuleb olla ise aktiivne, aga ma arvan, et nüüd on see olukord oluliselt lihtsam kui kunagi, sest et nende sama aastatega on sinna sama telefoni tekkinud väga palju erinevaid numbreid, küll mängijaid, agente, klubi president, teisi treenereid, mida iganes, et need kõik on ikkagi abiks sellel turul liikumisel. Kristo Kollo aitas sind siis 2017 Šveitsi Schöneverdi klubisse, eks? Täpselt nii. Kas jalgpallis, korvpallis ka mängijate suusõnalisest soovitusest võib kasu olla? No ma arvan, et kindlasti võib olla kasu, aga niimoodi kui välismaa turgu vaadata lihtsalt, ega meil püüan nüüd mõelda kiiresti, on ju Vladimir Vassiljev oli siin meil välismaal, et ega väga palju neid ju läinud on minnud ka tegelikult täiesti, ütleme, sellistele võib-olla, Reitel näiteks oli siin, on Aafrikas olnud Saha Vaikat, et on mindud, aga on ka päris tõesti niimoodi kontaktid üles ehitatud, et on kellegi pidevalt ühenduses oldud, on hakatud kontakte nagu soojendama ja on tõesti täiesti lihtsalt niimoodi leitud see koht. Ega ma arvangi, et seal ei ole kindlalt ka reeglilt, et kui nüüd minna heale tasemele, siis on tõenäoliselt see eeldus küll, et sa pead olema kuidagi moodi midagi saavutanud kõrgel tasemel, näiteks rahvusvahelisel tasemel klubina või riigina. Ja teine on võimalus läbi mängijate, aga läbi mängijate liikumist ma jalgpallis näiteks praegu niimoodi ette ei tule, ütleme. Kas korvpallis on mingid omad iseärasused veel turul, mida jalgpallis ja võrkpallis ei ole? Ei, ma ei ütleks, ma arvan sarnane kõik nagu võrkpallis, et üks asi on see, et suust suhu info liikumine ja teine asi on see, et kui sa ikkagi rahvuskoondisena tõused rohkem pilti, siis su mängijad saavad rohkem välismaale ja rohkem mängijaid saab välismaale ja siis hakataksegi nii-öelda seda sinimust-valget ka vaatama, et et siis ta ei ole enam seal mängija taga selline nii-öelda miinusmärgiga asi, vaid kui sa oled rahvuskoondisena pildil, siis pigem ta on nagu positiivsena seal mängija taga. Ja meil ka kindlasti, ma ütleks, Jukka Toiala peatreeneriks olemisega tekkis kontaktvõrgustiku juurde ja kindlasti ei ole vähetähtis hetkel Heiko ja Breti väljas olemine nii-öelda seal treeneritena. Selle Jukka perioodi olulisus meie koondise juures. No me ei istuks ilmselt siin laua taga, kui te, päris kindlasti ei istuks, kui te poleks selle ameti juurde jäänud nende 16 aasta jooksul. Sina, Rainer, olid viimati Pärnu võrkpalliklubi peatreener, Indrek, sina töötad treenerite koolitusjuhina Eesti Korvpalliliidus ja Norbert, muusikas öeldakse, et kui isik laakub bändist, siis ta läheb sooloprojekti tegema. Sa teed ka mingis mõttes praegu sooloprojekti, et sul on oma koduleht, sa oled ütelnud oma ametikoht ise. Sellest mõttes jah, ütleme tegelikult praegu ma spordipsühholoogialaselt koolitan nii treenereid, mängijaid kui ka lapsevanemaid ja taustal tegelikult isegi ka väljaspool seda mind huvitab inimene ja koolitan, ütleme siis nii-öelda nagu ka tegelen sellise teraapiaga nii-öelda, et jah, olen astunud väljapoole sellest, sest et ega ka tegelikult, kui ma treenerina õppisin juba ka ülikoolis, siis ma võtsin pidevalt juurde spordipsühholoogia aineid ja huvitasin väga sellest ja tegelikult ju väga palju oma töös olen saanud erinevaid tehnikaid rakendada ja on väga efektiivsed on nii-öelda. Ja täna ma spordis nagu näen, et selles mõttes ikkagi see on suur nišš seal, ütleme, täitmata, eriti sporti võttes nii-öelda.
et ega me nende psühholoogiliste oskustega väga suurt tööd teha ei oska, ega me neid ka väga hästi ei tea, ütleme, et kui küsida, mis on motivatsioon või keskendumine, ega me suurt taustal tegelikult ei tea, aga samas me justkui tahame, et meil oleks mängijad keskendunud ja motiveeritud. Et mis need tegurid on täpselt, mis mõjutavad, et see nõuab tegelikult väga suurt tähelepanu ja mida ma olen märganud seda, et ütleme, et lihtsalt väga palju on ka treenerid ju mingis mõttes nagu üksi, et eriti kui me vaatame tipptasemel, et väga lihtsasti roteeritakse treeneritega, on ju, et kui tulemus ei tule, ega see klubi suurt aidata ei oska, pigem vahetatakse treenerit. Näiteks kui ma Flora spordidirektorina töötasin, siis ikkagi minu suur roll oli spordidirektorina ka olla toeks ka just pädevustasandil ikkagi peatreeneril sellel ajal. Et sai antud nagu siis peegeldust ja tagasisidet nendes kohtades, kus võib-olla peatreeneril tekkisid ikkagi väga selged küsimused ja oli vaja mingit selgust luua, mida ta kohe ise võib-olla ei suutnud välja mõelda või kus oli vaja kinnitust saada ja tegelikult väga selliseid olulisi kohti sai ületatud tegelikult väga keerulistel perioodidel läbi selle, et oli olemas just klubil selline pädevustasandil ka teadmised, et tipptasemel tihti me teame, et ega seda pädevust seal sellisel kujul tihti pole, et spordi või klubide juhid on ju tihti ka muud ettevõtted juhid üldse ja ega aidata ei oska ja seeläbi ma näen, et selles valdkonnas on vaja kindlasti teadmisi juurde. No suuremal või vähemal määral te olete siiski, teid saab siiski veel nimetada kõiki ühise nimetajaga treener. Kui te nüüd mõtlete tagasi sellele perioodile, kui te alustasid treeneri karjääri ja nüüd, kas need motivaatorid, miks te tahtsite saada treeneriks ja nüüd miks te tahate olla treener, kas need on samad ja mis need üldse on? Mis teid selle ala juures hoiab? Hakkame jälle otsast pihta. Ma ei tea, ma oma nende treeneriks oldud aastate jooksul kuskilt nagu pole hirmsasti küll vaja ennast olnud motiveerida, et miks ma tahan treener olla. Et küllap see kuskilt seest tuleb, mulle meeldib see protsess. Mulle meeldib inimestega tööd teha, siin on võib-olla see sama välismaal olek tulnud veel nagu seda asja atraktiivsemaks teinud, et väga erinevast rahvusest, temperamendiga inimesi, hea näide mul Rumeenias oli mul kokku koos staffi liikmetega 9 erinevat rahvust võistkonnast, et see on päris siuke hea katsumus, aga samas ka tegelikult ju huvitav, et kuidas keegi reageerib, mida teeb, et mõtlengi, et see on minu jaoks äärmiselt oluline, et mulle meeldib inimestega tööd teha. Ja eks ta ikkagi on natuke sinna võtmesse, et mina võrkpalliga olen seotud 7. eluaastast, kui ma ise võrkpallitrenni läksin. Ja on see siuke igipõline küsimus, et kas me tunneme, et me teeme tööd või mitte, et ma ei saa öelda, et ma olen tundnud, et ma teen rasket tööd ja et ma pean sundima ennast sinna saali minema, et siiamaani on mulle see ääretult meeltmööda olnud ja ma ütlengi, et ma ei ole pidanud ennast kuidagi taga utsitama, et seda teha, et ju siis on selle koha pealt asjad sujunud, jah. Mis hinda jääb Norbert selle ala juures? No ega ma täna otseselt ei saa, et ma selle ala juures olen, on ju, et ma koolitan ikkagi praegu juba laiemalt spordi erinevaid alasid nii-öelda Eestis aga mis see üks joon on ühine kindlasti see, et oligi just inimestega töö mind väga paelus, et kui ma kunagi sattusin nii-öelda ülikooli tõttu praktikale, ma pidin olema siis nii-öelda kusagil treener on ju, otsustasin minna Kristjan Tiiriku juurde siis abitreeneriks tollel hetkel noorte võistkonnale, siis mind väga paelus lastega töötamine ja just nii-öelda see inimese nagu arendamine läbi selle, et ja sealt edasi mind hakkaski see rohkem huvitama ja noortejuhi roll oli samamoodi, et nägin, et peaks kuidagi süsteemsemalt arendama neid noori ja tänaselt siis ma juba mõtlen veel laiemalt ja sügavalt, kuidas nagu inimese areng võiks olla niimoodi arendatud, et meil oleks tänasel juhul, ütleme ikkagi see vaimne tervis oluliselt tugev. Minul on treenerina olnud õnn, et ma olen saanud põhimõtteliselt tegeleda kogu aeg nii-öelda selle saavutusspordi võtmes. Et siis, kui ma veel põhimõtteliselt oma mängimise kõrvalt oma esimese noortegrupi võtsin, ma sain 1 grupiga tööd teha hiljem samamoodi, et ma ei ole pidanud päris sellist tavalist noorte treeneri tööd tegema, kus sa põrutad nagu ühest trennist teise või siis sa oled päeval üldse mingis muus ametis ja siis põrutad ja teed 2-3 trenni veel päevas, et selles osas ma olen kindlasti olnud õnnega koos ja mina ütlen, et see on väga-väga palju muutunud selle ajaga,
kui mina noortetööd sain teha, siis ma läksingi trenni ja ma sain olla korvpallitreener. Täna neid asju, millega noortetreener peab nii-öelda silmitsi olema ja mis on esimesed asjad, millega ta tegelema peab, on tegelikult hoopis midagi muud. Et ma ütlen, et pigem see eriala tuleb oluliselt hiljem mängu. Ennem tulevad kõik need nii-öelda kasvatuspool, pedagoogika pool, kõik see kommunikatsioon, suhtlus, kõik see on seda treeneritööd, ma arvan, väga palju muutnud. No aga jõuamegi küsimuseni ja teemani, et kuidas on 15-16 aastatega treeneri töö muutunud. Indrek hakkas kinni sellest, no sa ütlesid ka sõna kasvatustöö, aga kas siis 16 aastat tagasi pidi seda vähem tega? Keegi teine tegi selle töö ennem ära? Lihtsalt ma arvan, nii-öelda sotsiaalühiskondlik situatsioon oli teistsugune, et kõike seda, mida täna on palju, oli siis vähem, et isegi seda nii-öelda ütleme siis ühele asjale panustamist oli kindlasti tol hetkel nagu rohkem, et kool, trenn, eks ju, täna on nii palju seda muud atraktiivsust, mis lisaks sellele koolile ja trennile veel kaasneb. Nõustute, et on muutunud see olukord selles plaanis? Kindlasti on, aga ma nagu ise mõtlen, praegu siin sama jutu ajal nagu mõtlesin, et ma võib-olla ei tooks sellist, et nüüd 16 aastat tagasi oli nii ja täna on naa, et minu arvamus, minu siuke tunnetuslik pool on see, et tegelikult ju iga aasta midagi muutub. Samamoodi ju mina treenerina muutun, on see siis ajaga kaasas käimine, mis iganes, et ega samamoodi, kui ma võtan oma 2 viimast aastat Pärnus, siis see hooaeg ja eelmine hooaeg, need on ka hoopis tegelikult, neid ei saa kuidagi võrrelda. Seal ongi see üks nüanss, et kui juba on inimesed ju teised, siis kogu see protsess on ka tegelikult ka teine, et seal ei saa ju ühiseid jooni väga tõmmata ja seda see on see siuke kõhutunnekus, mis teha, millal teha, kuidas teha, et mina julgen väita, et meie treenerina muutume kogu aeg selle keskkonnaga kaasa ja vahet ei ole, et homme on juba teistmoodi, kui on täna ja eile, et see on siuke kogu aeg muutuv protsess ja seal ei ole siukest kindlat piiri ja jah, meil on segajaid, on nõus, ega samamoodi, kuidas meie siis 16 aastat tagasi mängijatega suhtlesime, kas või see, mis kanaleid pidi suhtlesime, juba see on tegelikult ju muutunud, et tänapäeval on muud asjad ja nendega tuleb kaasaski ja samamoodi ma arvan, et siis kogu see spordi tehniline pool, mis siis treenereid aitab, ka see ju muutub kogu aeg, et millised vahendid meil on, mida me kasutame, et lihtsalt ajaga tuleb kaasas käia. No, ma ütleks nii palju, et mis on kindlasti väga palju muutunud, on see, et tänapäeval juba laps, ütleme rääkimata täiskasvanust, tahab rohkem teada, miks me mida teeme. Vanasti oli seda palju vähem. Ma arvan, kui see pedagoogiline pool on täna palju olulisem Eestis, ei saa öelda, et muidu maailmas, sest ütleme, jalgpall on, ma arvan, õnnelik, et on siuke inimene nagu Johan Cruyff ja võib-olla see Hollandi kool, kes väga tugevalt on juurutanud pedagoogikat jalgpallis, mida me siiamaani veel nii hästi teha ei oska, ütleme, et hollandlased õnneks siin käisid ja teatud juured meile andsid. Aga ütleme, et tänapäeval, mis jalgpalli poole pealt võin öelda, on see, et ma usun, et see läheb järjest rohkem selliseks, kus vähem hakkab olema sellist ettedikteerimist, et kuidas peaks mängija väljakul käituma, et tihti kiputi nagu ette ütlema väga palju. Tänapäeval juba rohkem ja rohkem, ka Eestis meil on metoodikad, kuidas hakata looma keskkonda, kus sa väga palju vastuseid ette ütle, hakkad rohkem toetama seda autonoomsust, hakkavad tekkima, ise mõtlevad, ise olukordi lahendavad mänged, et ma arvan selles mõttes on hea näha, et selline pedagoogilised teadmised, mis vähemalt minu jaoks on kätte saadud Eestis ka juba täna, on väga palju muutunud sellega võrreldes, mis oli vanasti. Aga me oleme ikkagi, ma arvan, päris tee alguses. Kuivõrd ja kui palju te panustate igapäevaselt enese täiendamisse ja kuidas see protsess teie jaoks välja näeb? Ma julgen arvata, et te kõik mõtlete ja tegelete sellega. Alusta sina. Ikka jah, et mina olen enda jaoks selle nagu siis mõtte endale võtnud ja lähtun nagu sellest, et ega kui ma nagu tunnen, et enam pole vaja midagi kuskilt juurde vaadata, siis on aeg lõpetada.
et see on muutuv protsess, jah, eks siin ongi heal tasemel mängude vaatamine kogu aeg, suhtlemine, kuna jällegi, et minu võib-olla eelis on see, et neid kontakte on päris palju tekkinud, et teiste siis alaga seotud olevate inimestega suhtlemine, rääkimine, mis iganes tänapäeval ka ju võimalik läbi siis igasuguste pilveteenuste ja asjade ju kursis olla, kas või väga lihtne näide, et mul siis üks kolleeg, treener, soomlane üldse tegeles hästi palju, oli Jaapanis, oli mul ligipääs tema cloudile, kus tema hoidis siis oma treeninguid, et kas või see on koht, kus on tegelikult päris põnev vaadata täiesti hoopis teist stiili ja nii edasi, siis eks ikka neid vaadates ju enda pea teeb omad järeldused, üks ühele midagi me kopeerida paraku ei saa, ei olegi võimalik. Samamoodi kui olen olnud 3 aastat erinevat kahel erineval tasandil siis tasemel Poolas, et samamoodi, et see riikide vahe on niivõrd suur, et sealt üheselt midagi üle kanda on suhteliselt keeruline, aga midagi ikka on ja sealt hakkavad need omad mõtted jooksma, et väga hea näide, et olles Poolas, siis oli mul juhus olla ühenduses ühe treeneriga, kes siis oli seotud Poola Audentesega põhimõtteliselt siis ja kus tema rääkis, kuidas seal on katsed sinna, mis nemad seal teevad, et see on äärmiselt põnev ja ega siis sealt ikkagi hakkabki oma pea hakkab tööd tegema ja need mõtted hakkavad peas kruvima, jah. Indrek, kuidas treenerite koolitusjuht ennast koolitab? Jaa, et kuna ma olengi viimased 6 aastat nagu saalist sellest praktilisest tegevusest eemal olnud, siis tegelikult ma ütlekski, et ma olen ennast saanud täiendada nende poolte pealt, mis ma arvan olid siis ja on võib-olla ka praegu need nõrgemad pooled, et see eriala pool, seda materjali ja kõike seda, mida sa kogu aeg ise läbi elad ja seda sa saad iga mänguga vaadata, analüüsida, uusi asju sisse tuua. Aga nüüd selle 6 aasta jooksul ma olen läbinud 3 erinevat kursust, mis on seotud spordi juhtimisega, mis on täiskasvanute koolitamisega, mentorlusega seotud, et need, ma arvan, on kindlasti oluliselt rohkem mulle isegi andnud, kui ma nii-öelda seda eriala poolt oleksin kuskilt otsinud või selles vallas proovinud täiendada. Ja tihti öeldaksegi, et kui sa tahad nagu edasi areneda, siis hakka teisi koolitama, et see koolitamine tegelikult arendab tohutult palju. Ja see, mida ma nagu oma selle töökohustuste läbi käin palju saalides, näen kõrvalt, mida tehakse ja siis seda analüüsida ja siis pärast neid arutelusid pidada treeneritega, et ma arvan, see laiendab seda nii-öelda vaadet oluliselt rohkem, et siin võib-olla hüppangi korra selle eelmise nagu teemapüstituse juurde tagasi, et nagu ma ütlesin, et mul on õnn olnud selle saavutusspordi juures nagu treenerina olla. Et kui ma oleks pidanud toona võib-olla seda hobi ja nii-öelda igapäevast nagu klubilist tegevust treenerina läbi elama, siis see pilt võib-olla ei oleks ka nii kardinaalselt erinev, et jah, selles suhtes olen ma õnnelik olnud treenerina. Ma korra siit võib-olla tooks ühe mõtte sisse, et just see nii-öelda siis aktiivne treener või siis, kes ei ole antud ette aktiivne treener, et hästi suur mure vähemalt meie alal on see, et olles ka, kui oled seotud klubi ja koondisega korraga, siis tegelikult on ülimalt keeruline leida aega nii-öelda. Jah, me täiendame ennast töökäigus kogu aeg, aga reaalselt otsidagi omale täpselt neid sama, millega näiteks Indrek tegeleb, millega Norbert tegeleb. Minul oleks praegult nagu äärmiselt huvitav, ma ei tea, 5 aastat täitsa olla treeneritööst kõrval ja hoopis uurida, tegeleda selliste asjadega, et see oleks väga nauditav tegelikult. Mida ujumises võib-olla Henri Hein hetkel teeb? Jah, absoluutselt, sest et jah, aktiivselt põllul olla, siis on ülimalt keeruline seda aega leida. Norbert, mis kanalit pidi sinuni uus ja värske info tänapäevaste meetodite ja teooriatega sinuni jõuab?
No praegu ma niikuinii ma käin lisaks ütleme siis 2 õpingul osalen, et õpin süsteemsteraapiat, 3-aastane õppepool on läbitud sellest, ülipõnev päriselt nagu töötada ka ütleme selliste traumadega. Eestis õpid? Eestis just, ja teine on siis ka Tallinna Ülikooli spordipsühholoogia mikrokraadi omandamine, mis on siin lõpusirgel, et selles mõttes täie kohaga õpilane, ütleme nii, samal ajal õnneks on võimalus seda kõike rakendada läbi selle, et ma ka siis koolitan ja nõustan inimesi, nii sportlasi, nagu ma ütlesin, kui tavainimesi, et see tähendab seda, et seda nagu mahtu, kus mina täna olen, et ma saan väga palju õppida ja juurde lugeda, et aga kui ma ka töötasin Floras, siis näiteks ma arvan, nagu Rainer ütles, et ega väga keeruline seda aega leida, aga õnneks ka seal õnnestus selline väga hea koolitus läbi, ta oli Master Econa näiteks, mis oli väga põhjalik õpe ja tohutult avardas seda just pedagoogilist poolt, kuidas integreerisid jalgpalli näiteks, et mida ka maailmas väga palju kasutatakse, seda Econa meetodit nii-öelda, et jah, eks see ei ole alati lihtne, aga samas elu näidanud, kui oled milleski ennast täiendanud, see tegelikult päris korrekult avardab, eriti kui vanemaks saad, siis on nagu oht jääda võib-olla kuidagi mugavaks, et nüüd enam ei pea nii palju õppima, et ma arvan, seal on ka eriti tähtis hoida ennast värskena ja midagi juurde täiendada kindlasti. Täpsusta natuke, mis see Econa meetod endast kujutab? No Econa, ütleme, ongi hispaanlaste poolt loodud koolitussüsteem, meie siis läbi soomlaste saime sellele ligi, et Turu Interesel oli toonud Soome nüüdseks üle 10 aasta tagasi ja seal siis ütleme, see õpe on niimoodi üles ehitatud, et see siis ikkagi ehitad üles harjutusi selliselt, kui sul on mingit kindlat mängi otsust vaja saavutada, et ma ei tea, oskab võtta õiget kehaasendit nii-öelda, et siis kuidas sa harjutust tuunid selliselt, et see harjutus toob selle ise niimoodi esile, et sa ei pea seda ette ütlema, et nüüd tee nii või võtta selle jalaga ja samas ta õpetab ka siis küsima õigeid küsimusi, et kuidas sa läbi küsimuste suunad, et jõuda selle õige vastuseni, et ühesõnaga väga palju on tehtud tööd ära sellega, et tekiks päriselt sellist ise mõtlevad ja arukad mängijad ja näitan, ütleme, ühel hetkel seal see Paris Saint-Germain näiteks võttis endale siis selle Econa süsteemi sisse ostis, et nad ehitavad üles nende noortetööd tänaseks, ma arvan, see on juba valmis nii-öelda, et seda on väga laialt täna kasutada, aga see on juured saanud Hispaaniast ja ma ise arvan, et seal päris alge ongi tulnud läbi ikkagi Hollandi kooli. No te kõik olete olnud vähemalt Eesti tipptasemel meistriliiga võistkondade juhendajad, aga ka teinud tööd noortega. Võib-olla kõrvaltvaatajale, kes ei ole peatreeneri töös kaelapidi sees olnud, on kõige huvitavam just see isiksuste juhtimise ja egode juhtimise ja enda tahtele allutamise protsess. Võib-olla te avaldate mõned põhimõtted või nipid sellest maastikust, kuidas väga erinevaid inimesi panna ikkagi ühe meeskonnana tööle nii, nagu teie oma taktikalaual ette näete? Ma arvan, et see töö hakkab tegelikult peale treenerina juba sellel hetkel, kui seda meeskonda hakkad koostama. Sellepärast olen mina üritanud nii palju kui võimalik teha tööd nende mängijatega, kellega ma olen kuskilt pidi kokku puutunud. Samamoodi näiteks see aasta mängijad, võõrleegionarid, kes mängisid Pärnus, mängisid ise minu vastu Rumeenias. Ja sealt ma juba sain mingit pilti ka milline isiksus ja milline mängija see võiks üldse olla. Üks asi on see, mis tal siis on tehnika, numbrid ja kõik muud jutt, aga tegelikult see inimese poole, ehk siis ma arvan, et see töö hakkab peale juba sellest, kui seda võistkonda kokku hakkab siis kokku klappima. Ja ma ütleks, et võib-olla mida vanemaks saades, siis seda rohkem ma olen uskunud sellesse töösse, mis juba enne peab olema mingi kindel idee paigas. Ja ega siis, ma julgeks väita niimoodi, et mida aasta edasi, siis võib-olla seda vähem tahaks ka seda isiksuse poolt mängijaid segada. Ehk siis tegelikult me oleme ju kõik sellised, nagu me oleme. Ja see on see sama, et kui siis mängija, kes on siuke emotsionaalne, võib-olla kohati isegi liiga emotsionaalne, mis ma ütlen talle, et ära ole emotsionaalne, mis sest järgi jääb, mitte midagi, siis jääb järgi see, et sul on pilt, aga ühtegi sõna sealt ei tule ja me ei saa olla keegi teine tegelikult. Jah, mingil määral neid asju saab kontrollida loomulikult, aga ma arvan, et noorema treenerina võib-olla siis natuke hakkasid liiga
varakult siis võib-olla mingitele asjadele reageerima, et tegelikult see kompott ja see elu ise settib neid asju ja ega tegelikult on ju mängijad ka olen õnnelik treener, et mina arvan, et mul on olnud ikkagi mängijad, kes on mõistlikud mängijad, kes tegelikult ju saavad aru ja ega siis keegi ju meelega midagi võistkonna halvaks mis ei ole siis võistkonnal võib-olla kasulik mingil hetkel, nad ei taha ju seda teha, selge see, et nad tahavad ju võistkonnale kasulikud olla ja ütlengi, et võib-olla see julgus, et lasta mängijatel olla natuke nendes omas mahlas ja neid võib-olla mingitel hetkedel vähem piirata ja võib-olla siis mitte siis iga väiksema asja peale rapsima hakata, et tegelikult kindlasti mina nagu mäletan, et noore treenerina sellest võib-olla see kelluke alarm hakkas kuskil peal varem tööle, et nüüd peab midagi kindlasti tegema, et võib-olla ei olnudki veel selge, mida peaks tegema, ei osanudki midagi teha, aga nüüd midagi kindlasti peab, et ei pea tegelikult. Aga too mõni näide, mis sa tegid siis? Mis iganes, et hakkasid seal mingeid, ongi kas või see, et mingid telemängijad ütlesidki, et proovi olla teistmoodi, mis iganes, ma ei tea, kui kas või paratamatult, ega siis igasuguses kollektiivis tekib konflikte, et ega siis võib-olla on kohustus, et nüüd treener peab kindlasti konflikti kohe lahendama, et valima mingi poole ei pea tegelikult, küll see elu natuke lahendab neid ise asju ja kindlasti mis ka see, et vähemalt treenerina ma olen enam kui kindel, et praegu nüüd ja võrreldes siis sama kas või see aeg, kui me sama see artikkel oli, et kindlasti koju tuleb oluliselt vähem asju kaasa, et oskad nagu välja lülitada ja mis ma olen tähendanud, et kui ma ise toon vähem, eks me ikka mõtleme, et nüüd ilmsasti midagi on, tegelikult ei ole mitte midagi, et järgmine päev tuleb see mängija ka sul trenni ja tegelikult ei olegi, sest et trenn on trenn, seda ma olen kogu aeg nagu ise silmas pidanud ju mina ise trennis, ma olen üks inimene, väljaspool trenni ma olen tegelikult hoopis teine inimene, et tegelikult mängijad saavad sellest ülihästi aru ja nagu ma ütlesin, mul on vähemalt olnud õnne tegeleda selliste mängijatega, kes tegelikult saavad väga hästi sellest aru pihta ja ei teki sellest mingit probleeme. Indrek, inimeste juhtimine ja 15 mängijat on sul trennis pingil, kuidas panna ühtemoodi mõtlema nad? Jah, ega ma saangi põhimõtteliselt oma näiteid tuua sealt peaaegu sellest samast ajast, kui see artikkel sul tehtud sai, et hiljem ma ju läksin Audentesesse ja seal oli nii-öelda kontingent oli hoopis teistsugune, eks. Aga mina ütleks, kuna mul abitreenerina Eino Endeni kõrval seal alguses Otronikus, siis hiljem selle A. Le Coq'i satsi juures, seal olid paar mängijat minust vanemad ja siis tegelikult Tartus oli samamoodi, siis kui ma olin alguses abitreener, siis hiljem peatreener, et mul oli neid vanemaid nii-öelda mängijaid, juhtmängijaid võistkonnas ja mina võin küll tagantjärgi öelda, et sa oma usalduse, kui sa võidad oma usalduse nende juhtmängijate hulgas, siis su elu on üsna lihtne seal treenerina, ja selle usalduse saab võita oma tegevusega, et kui sa nagu näitad igapäevaselt oma tegevusega, et sa ajad õiget asja ja sa teed kõike hingega ja sa panustad sellesse, siis tegelikult see usaldus ka tuleb. Jah, loomulikult ma ütlen, tol hetkel ma kindlasti ei osanud nii hästi neid eriala väliseid asju võistkonnas toimetada ja ütleme see suhtluse pool ja kuidas kellegile läheneda, siis ütleme, kuidas kas rohkem võib-olla need sellised personaalsemad lähenemised asjad, et need olid kindlasti tol ajal mul raskemad, et ma arvan, praegu ma suudaks neid kindlasti paremini teha. See tuleb lihtsalt kogemuse ja vanusega, ma usun. Aga jah, ma ütleks usalduse võitmine just selle nagu võistkonna juhtgrupi ja juhtivmängijate hulgas. Aga meenub sul mõni konkreetne situatsioon, ärme nimesid muidugi nimeta, mida sa täna lahendaksid hoopis teistmoodi? Kindlasti on neid situatsioone, ma arvan, neid on mitmeid, kui mitte öelda palju, eks, et vähem võib-olla just nendest aastatest, kui oli rohkem kogenud mängijaid ja rohkem võib-olla sellest perioodist, kus ma ka poole hooaja pealt Rockist nagu lahkusin, eks, et siis kontingent muutus
ja tegelikult seal oleks hoopis teistsugust lähenemist olnud tol hetkel vaja. Norbert, kuidas sinu nipid? No tänaseks eriti arvestades, mida ma juurde õpin, võin selgelt öelda, et üks asi on see, et suhe mängijatega. Et tegelikult see on nagu see alus, et võib-olla kohati mingil ajal ise ka sai mindud väga analüütiliseks, nii-öelda hakkas rohkem mõtlema taktika peale väga põhjalikult ja kulusid väga palju aega, energiat selle peale ja vähem aega suhete loomisele, et tegelikult ikkagi alus on nagu Indrekutes selle koha pealt see usalduse võitmine, enne kõike need liidermängijad sul, aga ka samas meeskonnas lõpuks sul peab olema kõigiga hea side, et need kohad, kus ma olen sellele väga palju rõhku pööranud, eriti ma mäletan, kui me valmistasime Euroopa meistrivõistlusteks, mis küll kahjuks ära ei, U17 koondis oli see, siis seal me võtsime väga selge joone, me tõime ka sisse eraldi väärtused, mis me töötasime võistkonnasiseselt välja, tegime arenguvestlusi ja me õppisime väga palju neid nagu tundma, et mitte üle manageerida, nagu jällegi Rainer ütles, et väga oht on kuidagi hakata kõik ühe nii-öelda ühtemoodi võtma, sest nooremana sul on vähem võib-olla tööriistu ja arusaama nendest ka erinevatest isiksuse tüüpidest. Et hiljem kaks neid rohkem tundma õppima, said aru, et erinevate mängijad tuleb käituda erinevalt ja toon ühe näite. Meil oli, ütleme, ka siin väga võib-olla andekas mängija, väga hea väravalööja, nimesi ma ei nimeta, võib-olla joonistab see välja, oli väga raske mäng Hispaaniaga tulemas näiteks on ju ja minu sõnum oli see, et meil on vaja valida väljakule kõik mängijad, kellele me saame 100% toetuda, sest selles mängus ei ole võimalik, et kuskil keegi natukenegi võtab kergemalt. Ja teadsime, et on samas üks selline eriline mängija, kellel on hea võime väravat lüüa, aga oli vaja läbi rääkida, et ma nägin, et ma ei saa temaga alustada, aga mul võib teda vaja minna. Ja me otsusime siis temaga sellest vestelda ja mängija ise ka tunnistada, tegelikult ei ole valmis alustama, aga kui on vaja mind, ma olen valmis. Ja see oli hea näide, kuidas see mängija tegelikult muutis mängu lõpuks, et sel hetkel, kui teda oli vaja küll väga mängu lõpus, aga see hetk see toimis ja me suutsime selle mängu võita, et seal oli väga palju juba sellist mängijate manageerimist pigem. Sest Norberti näitel tegelikult on ju väga hästi üks, mis mulle tegelikult ka järjest enam on oluline, on ju see, et rollid peavad paigas olema, mängijad peavad siis respekteerima seda rolli, mis neil võistkonnas on. Nii lihtne ongi. Mitte ainult roll, et sina oled sidemängija, ei, roll just, mis on tema ootus, mis on tema plussi miinused, nagu ongi, et kui see mängija sai aru, et ta tuleb see mäng pingist, siis ta võib-olla, ta ongi ülimotiveeritud just seda tegema. Et see ja teine asi samamoodi, mis ma võtaksin selle Indreku mõttest, et ülimalt nõus ja veel rohkem nõus selle mõttega välismaa kontekstis, et sa pead oma tööga näitama ja selle austuse ära tegema, sest et Eestist läheb treener kuhugi maale X, klubisse X, siis ega sind ei teata ja sa pead hakkama lihtsalt iga päev tõestama, et näed. Ja millega ma veel, mis ma võib-olla tahaks siia tuua, et mina ei tea, mida kõrgem on tase, seda rohkem tegelikult ju ega selles ju pole küsimus, et treenerid ei saa aru oma alast, ei oska seda teha, vaid vastupidi on ülimalt oluline see grupi manageerimine, aga tegelikult me jõuamegi tagasi sinna sama rollideni, et mängijatel peavad olema kindlad rollid, mis on ootused temale, sest et ega ma arvan, et me kõik kolm oleme olnud võistkonnas, kus on mängijad, kes see on kõigile teada tegelikult, eriti meile treeneritena, et nende panus ei ole väljakul mängudes oluline, aga see on ülioluline, et see mängija saab aru, et ta peab trennis andma endast kõik, tema ülesanne on seda sama võistkonda treenida ja nii hästi kui võimalik siis nende vastu mängida ja see kasvatab seda võistkonda jällegi, et kui see mängija saab ju sellest aru, ta võib olla ülikasulik ja ega siis olen ka mina üldsegi alustanud oma võistkonna komplekteerimist hoopis siis võib-olla tagant poolt, et need nii-öelda trennimängijad ennem ära võtta, miks, sest et tegelikult see on äärmiselt oluline. Siin võib-olla ma tahaks selle Raineri algse jutu peale seal, kus see nii-öelda mitte rapsima hakkamise kohta ühe konkreetse nagu näite tuua, mida on mulle tagant järgi personaalselt mängijad öelnud ja on seda erinevates avalikes vestlustes ka olnud kuulda, et seal samal 2010 aastal, kui me jäime finaalis Rakvere Tarva vastu 2-0 taha, eks, ja pärast võitsime 4-2, et peale seda 2-0 taha jäämist siis oligi võistkonna koosolek, videokoosolek enne järgmist mängu, et mis ja kuidas, tagant järgi mängijad on öelnud, et kõik arvasid, et mingi hull paanika ja lähed sinna ja hakkavad mingisugused hullud nii-öelda
probleemide lahendamised pihta. Aga ma läksin hästi rahulikult ja ma olin enda jaoks selgeks teinud, nad viskasid esimeses 2 mängus väga hästi kolmeseid. Ja me ei tõstnud lihtsalt visetel käsi. Ja mul oli üks sõnum seal selles koosolekul. Igale viskele lähme tõstame käe ülesse ja kõik asi muutub. Ja järjest 4 üsna lihtsat võitu järjest. Seda nägite alles peale mängu, et käsi ei tõstnud või mängu ajal oli ka paista? No tõenäoliselt siis ei olnud, et kui ma selle sõnumi pidin peale 2-0 kaotusseisu jäämist nagu välja tooma, et ma arvan see nii-öelda ise mitte sinna nagu õli tulle viskamine, et see on ka ülioluline nendes keerulistes situatsioonides, et ongi, nagu Rainer ennem ütles, et mine koju rahulikult järgmine päev mõtle uuesti sellele olukorrale ja sa lähed järgmine päev sellesse olukorda, see olukord ei pruugi enam üldse selline olla, vaid ta on ise juba ära lahenenud võib-olla poole võrra. Kas tegelikult on siin näiteks millal treenerina keegi vaatab mängu üle? Mina ei vaata samal päeval mängu, miks, sest et ma tahan näha sealt uusi mõtteid, mitte seda, mida ma just hetk tagasi nägin, mul on mingi tunnetuslik olemus seal olemas, mina hea meelega vaatan seda mängu kas järgmine või ülejärgmine päev, miks, sest siis ma olen maha rahunenud, hoopis muud asjad peas, sest ma näen võib-olla rohkem seda, mida ma tegelikult pean sealt nägema, et ma ei näe seda, mida ma tahan näha, et jällegi on treenerid erinevad, aga vähemalt minu olen seda usku ja mulle meeldib niimoodi. Rollidest rääkides, kas meeskonnas tuleb paika panna ka vaimsed rollid? Öeldagi, et sinu roll on olla noortele eeskuju ja õpetussõnu jagada ja sinu roll on olla just see õpipoiss. No ma arvan, nagu ka Rainer enne mainis, et selles mõttes, et hea on, kui iga mängija teab, ka see näiteks trennis mängija, kes pingutab ja tema ülesanne on praegu seal maksimum endast anda, saab aru, et see on tema jaoks nagu oluline, kus ta kasvab läbi selle, kui ta näiteks noor mängija on. Vanem mängija võib selles ruumis olla või selles rollis olla läbi selle, et ta võib olla juba kogenud mängija, kes teab, et tema siit enam võib järgmist sammu idee on ju, aga talle meeldib see keskkond, ta tahab olla osa sellest, nagu mulle meeldis küll väga kõrgel tasemel ka Pepe Reina minu jaoks siukene mängi Hispaania koondises väravahine, kes oli siuke näha, et ta oli ka sellise hea persoonina vajalik selle võistkonna jaoks, kui teil 3. väravat siis. Et ma arvan, see on nagu üks võtmekoht, et iga mängija, ta tahab aru saada, kuidas, ütleme, mis väärtust temast treener näeb. Kõige hullem on see, kui ta ei taju seda, ja siis ta hakkab ju kõhklema endast, ta mõtleb, et ta pole väärtuslik, on ju, ta mõtleb, et ma ei meeldi treenerile, on ju, siis hakkab see teema, et treeneril omad lemmikud, on ju, aga see tuleb kõik sellest, kui treener ongi ei märkamatult, ta hakkab pöörama ühtele rohkem tähelepanu, mitte üldse selle järgi, et talle meeldib need rohkem, aga tal jääd mingid mängijad tähelepanuta ja seal hakkab see nagu lõhe tekkima. Natuke, ma arvan, kindlasti on oluline see just, et kui treeneril on oma mõte selle mängija suhtes, et jõutakse ühisele keelele. See on hästi oluline. Teisalt, see on ikkagi kari ja karjas on mingisugused nii-öelda loomalikud instinktid ka, et see olelusvõitlus tegelikult, see karja hierarhia pannakse ikkagi igapäevaselt nagu selles konkurentsis ka paika, et täpselt samamoodi, kui 2 koera lähevad omavahel mängima, kes siis saab koono ennem teisele kaela peale, see on siis selles mängus peremees. Aga kas treeneritel on omad lemmikud? Või see on niisugune mulje narratiiv, mis kuskil tekib ja miks ta tekib? Alateadlikud kindlasti on. Ma ütleks võib-olla kas lemmikud, aga paratamatult on jällegi, kui sul on võistkonnas mängijad, võtame siis 33, 20, 19, 25, kas ma nüüd siis selle 33 mängijat hirmsasti saan suunata veel kuhugi poole, vastupidi, sealt peab leidma tema nende ka tehnilist pagasit, me katsume nüüd õpetada 33-sele midagi teist, et vastupidi, et võib-olla jah, selles mõttes sinna lähebki natuke vähem tähelepanu, miks, sest et seal me ei hakka nagu tehnikat kohendama seal, aga kui mul on 21 mängija, siis seal on tegelikult veel asju võimalik paika panna. Mina ütlen selle kohta niimoodi, et jah, treenerita me tegelikult pöörame tähelepanu, et see sama meie tähelepanu oleks jagatud nii palju kui võimalik, paratamatult tekivad mingid olukorrad ja ta tegelikult ka positsioonidest lähtuvalt on teatud olukord, kellega sa rohkem suhtled. Oma alat jällegi sidemängijaga kindlasti kõige rohkem samamoodi
temporündajad väljakul, plokitaktikat, samamoodi see suhtlus on hästi palju, et võib-olla mõne mängijaga sa ei räägi nii palju, juba sellest tulenevalt on, et aga noh, kindlasti see ei ole kuidagi nagu meelega valitud lemmikud. Ma olen, minul vähemalt pole niimoodi selles mõttes olnud. Otsused ikkagi kindlasti tulevad nii-öelda hetke vajaduste järgi. Et kui sul on mängus vaja otsust teha, noh siis sa ei mõtle kindlasti mingi, et kes on mul nüüd lemmik või et siis sa võtad puhtalt seda, mis sul nii-öelda tulemuse toob, selle järgi teed selle otsuse. Mida vaja on, et ma olen ka hästi paljud seda diskussiooni, et näed, et miks mina ei mängi, et see treener, et noh, mina ei tea küll ühtegi treenerit, kes meelega mängiks kehvema mängijaga. Mis iganes need argumendid on, miks keegi on parem sellel hetkel, aga igal treeneril on omad argumendid. Ei lähe keegi lihtsalt lotot mängima sinna ja noh, mida iganes, et ei pea paika see minu arvates see väide. Ja kui sa enne mängu oled enda peas mõelnud mingisugused asjad valmis, et noh, näiteks keda ma sel hetkel vahetan ja kelle ma esimesena sisse toon, aga see mängu käigus, kui sa saad aru, et tulemust toob teine lahendus, sa ei jää sellele kindlaks, sellele ennem tehtud otsusele, vaid sa ikkagi muudad seda, et selles võtmes on puhtalt, ma arvan, ikkagi kõik treenerid mõtlevad sellele hetke situatsioonile ja parimale lahendusele selles ajahetkes. Ei, ma ütleks selles osas täpselt sama, et see lemmik on siuke ka võib-olla filosoofiline küsimus, et ega me ju tegelikult ei tee otsust selle järgi, et ta mulle meeldib ja nagu Rainer ütles, et ma panen väljakule, et ta meeldib, aga ma tean, et ta ei too tulemust, on ju. Et see ei ole võimalik ja sinna lõksu nagu langetakse tihti, aga seda tihti teadki mängijad, kes tajuvad, ehk ma ütlengi see nagu taju, et kui ma olen kuidagi nagu tajun välja jäetuna ennast, noh, see ongi see, et ma ei pea kõigile võrdset aega jagama, aga kindlasti ma kõigile tähelepanu pöörata, et see on nagu võtmekoht. Te kedagi distsiplineerinud ei ole, mõnda staarmängit, et täna sa ei mängi, seetõttu, et päris niimoodi ei tule, et kedagi nagu oleks karistanud mängust eemale jäämisega, et kindlasti on erinevaid distsiplinaar nii-öelda olukordi ette tulnud, aga ei niimoodi, et mängust kõrvale jätta seda mitte. Kas keegi julgeb öelda, et ta on kaotanud juhtivmängijate usalduse riietusruumis ja seetõttu on klubis asjad võib-olla segaseks läinud? Mina ütleks, et pigem on riietusruum ikkagi kogu aeg olnud minuga. Et noh, ega siis jällegi lõpuks on tegemist, noh, väga hea näide, et noh, minu erialal on niimoodi, et noh, see aasta oli, kas kuupäev oli 15. jaanuar, mis hetkeni sa saad mängijaid ju vahetada hooaja lõpuni. Aga kui see 15. jaanuar täis saab, kui klubi teeb mingi muudatuse, siis mis ta teeb? Siis jääb üle ainult ju treener. Et see on see karm maailm. Mina olen ühe korra sellises situatsioonis olnud Poolas esiliigas, siis kui mul tegelikult võistkonna omanik ütleski sisuliselt, et me ei saa enam mängida vahetada, aga neil on midagi vaja teha, kuna klubi omanik oli ise ka peamine sponsor, ütles veel mitu korda, et ta peab minust väga lugu ja nii edasi, aga midagi teha pole, sest meil on vaja võistkonda raputada, sest nende eesmärk oli teine, kus me omadega olime, aga jällegi, et noh, siin on selle treeneri töö vähemalt minu erile jällegi üks väga riskantne koht on see, et kui välismaale minna eriti kuhugi esimeseks aastaks, siis tegelikult noh, mitu mängijat saab treener valida. 1, 2, 3, mitte rohkem, võistkond on valmis. Ja selle on tegelikult kokku pannud keegi ja noh, siis nüüd tee sellest samast materjalist see tulemus, et minu puhul mul oli tegelikult üks oluline nüanss seal, üks mängija ei täitnud seda rolli sellises mahus, nagu ta peaks ja sealt tegelikult see sama asi lonkaski, sest et tuli sinna uus treener, tegelikult mitte midagi muutunud, see võistkond jäi sinna, kus ta jäi ja ta ei jõudnud sinna, noh, eesmärk oli igal juhul neljases olla, miks mitte liigat võita, aga tegelikult võistkond kokku keegi 7. või mina läksin ära, olime 5., 6., et nii paraku on, et see on üks juhke päris karm olukord meeskonna spordis, ma ütlen, et igal alal on samad nüansid võivad ollagi, et mis sa siis teed, mängijaid sa ei vaheta, siis sa saad veel teha ühe käigu ja kas siis see tuleb või ei tule kasuks, eks siis seda elu näitab. Kas niimoodi
poole hooaja pealt mingit restarti, et teeme ühe saunaõhtu või ühe nädala kuskil spaas, see ei aita? Noh, lõpuks on ikkagi see, et see on tulemus. Tulemus on, kui tulemused jooksevad, siis pole vaja siin ühtegi saunaõhtut teha, et see keemia ja see asi jookseb ja ega nii või naa. Me peaksime naiivsed olema arvama, et mängijad need saunaõhtud nagu niigi vahest ei tee, et see käib selle asja juurde. Meie treeneritega me ei peagi kõike teadma, ei tahagi kõike teada, et jällegi näiteks üks väga äge mõttemaailm, mida ma õppisin ka Poolas olles, seal oli see, et mina olin siis abitreener ja peatreeneriks oli sellel hetkel Brasiilia rahvuskoondise abitreener. Ja tema terve hooaja peale käis jõusaalis, ma arvan, äkki 2-3 korda üldse. Ta ei käinud seal. Ja siis ta mulle seletas natuke ka seda, miks, et mina olin natuke tulnud teisest vaates, et ikkagi kogu aeg kohal ja samamoodi näiteks Gianni Gretu, kes polnud nagu mingit variantigi, et Gianni Gretu tuli jõusaali kohale, et see, ma ei tea, mis siis pidi juhtuma. Et jällegi ütles ühe nüansi, et aga vahepeal on hea, kui võistkond puhkab peatreenerist, et saavad seal nad oma jutte rääkida, ei pea mõtlema nüüd, et kas keegi nüüd kuuleb või kuule, et seda õhku on vaja ja olen ka seda ise kasutanud hiljem nii mõnigi kord, et ja ma arvan, et see on päris hea teooria. Mina tooks võib-olla välja siin jällegi oma läbielatust, et ootuste seadmine on üks hästi oluline osa, et ja selle peaks nagu kõik jõudma ühele lainele, nii klubi juhtkond, treenerite staff ja mängijad. Et kui seal on nii-öelda arusaamatusi või et siis võib asi nagu jamaks minna. Et minul konkreetselt ju oli, et ma sattusin sellesse aega, kus Rockist sai Tartu Ülikool. Mängijate kontingent muutuseks, et kõik need vanemad mängijad lõpetasid, läksid ära ja tegelikult need uued mängijad, nooremad, kes hakkasid just nii-öelda pead tõstma, nende ootused olid hoopis teistsugused. Samas jälle klubina jäädi selle juurde, et meil on kõik on endine ja kõik meie tulemusootused ja asjad on samad. Ja mina siis noore peatreenerina, ma tegelikult päris oma arvamust ei julgenud tol hetkel lihtsalt välja öelda ja siis sa läksidki sellele vastu ja tegelikult ega lõpuks see sai saatuslikuks. Et kas see lõpuks tuleb sul riietusruumist mängijate poolelt või nii nagu Rainer ütles, et tulemus on see, mis selle käivitab. Ja kas see tuleb siis mängijate poolelt, ülevalt, juhtkonna poolelt, avalikkuse poolelt, et sellel enam otseselt nii-öelda vahet ei ole. Aga kui suunas seda ootust oleks toona pidanud juhtima? Ma arvan, et me olekski pidanud selgelt klubina välja ütlema, et meil on suur muutus ja me ka sätime oma nii-öelda ootused vastavalt sellele, et ja seal ma oleks kindlalt tagantjärgi ma arvan, et seal oleks pidanud nagu panema paariaastase perspektiiviga selle ootuse, et kuna ma ütlen seal, me võime öelda Janar Talts, Tanel Tein, Gert, et nemad kõik enam seal selles Tartu Ülikooli võistkonnas ei mänginud, aga praktiliselt tegelikult avalikkusele kommunikeeriti, et me läheme sama asja tegema. Aga see oleks nõudnud natukene lihtsalt rohkem aega. Aga eelmine teema kokku võtta, siis kas sinul, Indrek, on alati olnud nii-öelda karipeos või on sealt karjast selliseid ära jooksijaid ka olnud? Ega ma detailselt seda viimast hooaega, mis mul poolikuks jäi, et ega ma seda detailselt ei tea, eks, et seal ma arvan, et kindlasti oli, aga jällegi pigem, eks ju, mäletad neid paremaid hetki, et ma ütlen, et mulle endalegi tagantjärgi tundub võib-olla natukene selline uskumatu, kus just ma mõtlen näiteks seda A. Le Coqi aega, Heino Enden oli siis koondise peatreener. Algselt pidi olema Kalle Kandorf, pidi olema abitreener ja mina nii-öelda kolmas treener, kes siis saabki tegeleda pigem enese täiendamisega, võib-olla käia välismaal ennast arendamas ja nii edasi.
aga Kalle ei tulnud abitreeneriks, vist siis Kalle tegigi oma selle Pirita klubi, eks. Ja Heino oli peatreenerina, koondise peatreenerina oli nagu klubi juurest eemal. Ja siis ma pidin seal tegelema, mul Kuusma, Vilangovski, vist oli Metstak, ühesõnaga selline punt ja ma siis olen seal, kes kamandab. Ja sealt ma ütlengi, et see, kui sa nagu oma tegevusega, mis sa teed ette, suudad seda usaldust saada ja just ma ütlengi, et juhtivmängijad, kes on tegelikult sinust sel hetkel vanemad ka tohutu kogemuse pagasiga, välismaal käinud, erinevaid treenereid näinud, et see teeb nagu südame soojaks ja tegelikult sama juhtus pigem ka Tartus, et ütleme niimoodi, et ega mängudes riietusruumis seal Euroliiga, mis ta siis on, selle efektiivsus koefitsiendi vist siiamaani tipus püsiva mehega. Ega sul lihtne ei ole, ta tuleb oma sellise karjääri pealt, ta tuleb sellisesse kohta nagu Tartu, eks ju, ja siis sa pead temaga seal suutma hakkama saada kõikide tema nii-öelda ka ootuste ja siis ütleme niimoodi, et karjääri lõpus allamäge minevate oskustega, eks. Kui üksik on treeneri amet, et peate te üksinda marineerima nende dilemmade ja arutluskohtadega või on võimalik leida ka sõpru, kellele kurta meeskonna seest kas või? Välismaal olles väga üksik, sest et need aastad, mis seal on, et kui siis lähed Eestist ära välismaale, ega siis väljaspool oma pereringi väga palju telefonikõnedele ei vasta, et sa oled kadunud inimeste jaoks, mõned üksikud inimesed, kellega nagu läbid rohkem on, aga sellepärast ma tean, et kui sinul endal on kas või mängijad või tuttavaid kuskil välismaal veel toimetamas, et ma vahest ikkagi helistan neile ja räägib pikemalt, sest ma tean, et ise seal olles see oli väga tore, kui keegi seda tegi ja seal võib ikka tunde telefoniga rääkida. Hästi oluline on oma taustsüsteem, ehk siis pere lähiringkond, kes sul ümber on, sest et see tugi on äärmiselt oluline, mis siis, et ikkagi väga palju aega seal ka mina välismaal olles, mina olin välismaal täpselt sisuliselt nii kaua, kuni mul poiss läks kooli, et pere oli mul hästi palju ka kaasas. Aga kui pere seal ei olnud, siis ikkagi ju seda telefonisuhtlust ja seda on palju ja see on äärmiselt oluline. Aga jah, ütleme niimoodi, et välismaal olles kõige tüütum aeg on see, kui sul on vabad päevad ja sa oled üksi, sest mis sa siis teed, ega siis jällegi mina olen enda jaoks võtnud, et ma vähemalt 1 päeva nädalas ma tahan olla ilma võrkpallita. Juba hakkasin seda mõni aeg tagasi jälgima, et mis sa siis selle vabal päeval teed, et võrkpalli ei tahaks nagu vaadata, võiks pea puhata ja okei, raamatut loed, käid, liigud ringi, jah, aga keeruline, et eks ma arvan, Eestis olles on oluliselt lihtsam, sest et neid tutvusi on. Muidugi ma mäletan, et mis minu jaoks oli äärmiselt keeruline just selle sama algusaastatel ja Tartus just oli see, et mina olin ju Tartusse sisse tuli ja ma läksin Tartusse õppima, sealt järjest siis noorte treenerina ja sealt edasi see kõik kasvas. Mingist hetkest mul tekkis selline tunne, et Tartu on minu jaoks töökeskkond ja et kui ma tahan nagu reaalselt ennast laadida, ma pean Tartust ära minema, sest et kõik sõbrad, kuna võrdlemisi varakult sai peatreeneriks astutud, siis kõik sõbrad olid kuidagi pidi võrkpalliga seotud ja ülikooli kaaslased olid lõpetanud ja siis hästi paljud ka Tartust ära läinud, et siis neid ka polnud enam väga palju järgi, siis põhimõtteliselt oligi, et see laadimine oli ainult võrkpalluritega seoses ja kuna jällegi mina alustasin treenerina, peatreenerina, siis mul oli 8 mängijat minust vanemad ja ütleme niimoodi, et see nagu igasuguse loogika järgi, et nii mõnigi neist 8 mängijast tegelikult võiks ja pidi olema mul sõber, aga sa ei saanud seda lihtsalt teha, et ja see oli, ma mäletan, äärmiselt keeruline, et sellest kuidagi vaimselt sellest üle saada, et ma ei tunne, et nii kui ma Tartu piirist sisse sõidan, siis ma olen nüüd tööl ja ma olen seal nagu tegelikult ju kogu aeg töön, et ma vaatan, mis ma teen ja kuidas teen ja millal teen ja nii edasi. Aga just olukord, et kus treener võib-olla ei ole oma otsustes nii veendunud ja tahaks võib-olla nõu ja abi, kas on selliseid kohti, kus seda saada?
noh, ega selles mõttes, et me teadlikult tihti ei pruugi olla, on ju, et kuhu sa siis pöördud, eriti kui treeneril on vaja sellist nagu ka pädevust tasandil peegeldust, on ju, et ta oskab mingid olukorrad lahti rääkida ja keegi seda ka oskab sulle peegeldada, et selles mõttes see ongi see koht, kus mina ütlesin, et tegelikult nagu ideaalselt spordidirektori rolle võiks olla see, et ta peaks olema niivõrd nagu ka alaspetsiifiline ja pädev, et peatreener tunneb mitte siis survet tema poolt, vaid vastupidi, et see on koostöö. Aga koostöö tähendab seda, et sa lood ka selle peatreeneriga sellise usaldusliku suhte, kus te saate ikkagi keerulisi olukordi koos lahendada, sest lõpuks ju mõlemad võtavad vastutuse tulemuses, kui me räägime nagu klubisoovidest, et ma arvan, see on üks koht, aga kindlasti vajab ka treener kedagi võib-olla üldse väljaspoolt, et natukene aga üldse puhverdada ennast, et ei oska öelda, mis abisi keegi kasutab, ma arvan, tipptasemel on inimestel on erinevaid spordipsühholoogia seal ümber, kus nad saavad mingeid asju lahti rääkida, on mindfulness treenerid või coach'e, tänapäeval nimetatakse erinevaid moodi neid, et tipptasemel on rohkem, ma arvan, neid inimesi, kes rakendavad sellist võimalust, et neil on vaja endast selgust luua ja kuskile sa pead midagi maha laadima. Jah, Raineri seda välismaa kogemust ei ole, aga siin ma ütlen, et Eestis vähemalt oli sul ja ma arvan, on praegu ka, sul on see võimalus, et sa ise koostad oma staffi. Et noh, eriala poole pealt ma ei näe küll, et peaks kuskilt staffist väljaspoolt minema seda nii-öelda mingit teist arvamust otsima, et ja kui sa koostad staffi, siis sa ju koostad inimestest, kellega sul on võimalik neid asju arutada ja loomulikult sa ei taha, et kõik on kogu aeg ühel arvamusel, et kõik oskavad erinevaid variante, erinevaid nii-öelda omapoolseid arvamusi välja tuua, aga lõpuks sa tead, et noh, et kui sa ei otsusta kellegi teise nagu mõtte või soovi järgi, et noh, et siis ta ei jää nagu vimma pidama või et noh, et põhimõtteliselt see on ikkagi tiimi asi. See on tiimi sisene asi ja lõpuks peatreenerina oled sina see, kes selle otsuse peab vastu võtma ja loomulikult sellega kaasneb ka see, et sina vastutad selle eest, et aga muidu loomulikult inimesena on kõik need nii-öelda lähedased esimene, kes sulle pakub seda tuge ette. See staffi koht nüüd siin välimus olles on päris huvitav nüanss tegelikult, et jah, kui enamjaolt, kui sa lähed välismaale treeneriks, siis ei ole sul niimoodi, et sa kõik oma personali sinna kaasa võtad. Mida kõrgemale levelile sa jõuad, seda rohkem sul hakkab need nõudmisi olema ja seda rohkem neid täidetakse ka, aga milles peatreenerina välismaale, siis tegelikult on aus ju vastus see, et esimeste kuude jooksul ma pean aru saama, kas tegelikult see abitreener on mu abitreener või ta on lihtsalt üks treener, kes noh, ega seal sellises positsioonis on ka inimesi, kes ootavadki, et millal siis peatreener läheb ja tema on järgmine, et aga kuidas ma saan talle anda mingiseid tegevusi, millega tema mind aitab, ehk siis kõigepealt ma saan aru, mina pean siis inimesena ära tundma tema motivatsiooni, tema eesmärgi, tema ülesande, mis ta tegelikult on. Ja kui ma leian, et ta mind aitab, siis ma saan teda usaldada, kui ma näen, et tegelikult on tal mingid muud huvid, siis noh, mis ma siis teen? Üks asi on jah, et lähen räägin, kas siis klubiga, temaga, mis iganes, aga teine siis pean siis lihtsalt natuke selekteerima, mis ülesanded talle saab anda, et võib-olla saagi kõike anda, et tegelikult see on päris karm, et ma ju ei tea, aga ma pean selle võimalikult ruttu ära tundma ja siis vastavalt sellele mingeid otsuseid tegema, et mida üldse temaga peale saab hakata. Norbert, sa oled olnud spordidirektor, oled sa vaadanud oma staffi sellise pilguga? Et kas abitreener on abitreener või on tal omad ambitsioonid? Ei ole pidanud niimoodi küll mõtlema, et ei ole näinud sellist asja, kus hakkab tekkima kuidagi rivaliteet. Et no, eks loomulikult selliseid asju tuleb tähele panna, aga ütleme siis, kui me oma komplekteerinud oleme oma ütleme siis treenerite tiimi nii-öelda, siis me oleme selle pilguga just vaadanud, kes selgelt nii-öelda annab omas rollis niimoodi juurde, et see ei tekitaks kuskil sellist hõõrumist või pinget ja ei ole näinud küll olukorda, kus oleks pidanud hakkama kahtlema selles. Räägime ka natukene stressist ja stressijuhtimisest. Võib-olla mehed, kes on pidanud erinevaid ameteid selle treeneri karjääri jooksul, kas me oleme kõik siin lauadaga ühel meelel, et see peatreeneri amet on kõige stressi rohkem? Või seal ei ole tegelikult vahet või see kõik oleneb ikkagi inimesest? No ma ise ütleks, et selles osas jah, olles erinevas rollis, sa näed seda, et loomulikult seal sa oled kogu aeg selles positsioonis, kus sult ju oodatakse tulemust, et see on nagu selge, et seal sellist
sellise kujul nagu hingamisruumi ei ole, et sa saad mingeid asju kuidagi rahulikult maha laadida või ütleme, isegi sa näed juba mõttetegevuses seda, et sa väga palju tahad või sa ei taha, nagu sa mõtled ikkagi mingite asjade peale ka vabal ajal, et sul pea üritab mingit olukorda leida lahendusi või mingite uusi asju ette valmistada, et kuidas paremini mänguks valmistuda või hooajaks, et isegi kui sul puhkus näiteks on, et võtta see aeg, et nüüd ma ei tea, 3 nädalat puhkan täiesti on, ega sa ju peatreenerina päris välja lülitada ennast ei saa, sul on vaja uus hooaeg juba ette valmistada ja ütleme enda kogemuses nägid seda, et väga raske oli võtta kas või nädal niimoodi, et sa mitte midagi ei tee, pidevalt see aeg ju helistatakse, et meil on see mängija või teine mängija, et vaja lepingud ära teha ja kus me treeningutega alustame, millal, kuidas ja nii palju asju, mida võib-olla ei saa kohe kõik hooaja lõpus ära teha. Et ma arvan, seda pinget selles võtmes on rohkem kindlasti. No ma ütleks, et väga palju sõltub ikkagi inimesest. Aga kui me võtame ameteid, siis need ametid, mida mina olen pidanud, siis kindlasti peatreenerina sa oled kõige rohkem lahinguväljal, kõige rohkem sinu otsa vaadatakse ja kõige rohkem ka on vastutust. Ja loomulikult see siis panebki selle paketi kokku, et ega see pinge ja stress on selles ametis nagu suurem. Olete te oma karjääris läbi küpsinud ja kuidas see läbi küpsimine välja näeb? Või tunnete ära, kui see piir hakkab tulema ja mis te siis teete? Mina arvan, et ju siis ei ole, et kui ma ei oska praegu sellele niimoodi vastata, et mina saan võrrelda ainult 2 erinevat positsiooni, abitreener, peatreener, kindlasti on abitreenerina uni parem, see on selge, aga tegelikult jällegi, mida vanemaks saades, siis rohkem mina teadvustan seda, et ega siis tervislikum on ikkagi saada täpselt see sama mõtted sinna mänguväljakule ja kui ma magamisaeg, siis ma olen magama, et ma ei ketra neid peas, sest et ega siis järgmine päev on vaja ju edasi toimetada ja kui ma olen ikkagi välja magamata, siis ilmselgelt need otsused, mis edasi tulevad, on oluliselt kehvemad kui need, kui ma suudan ennast välja lülitada, välja puhata ja siis edasi hakata minema, et ega see ongi oskus ja see, ma arvangi, ongi siuke enesega töö tegemise koht, kus me oleme kõik turniire mänginud, kus on ülimalt oluline see, et kui mul on 5 mängu järjest, mis ma siis olen 5 päeva magamata, see on võimatu, et see niivina on see mängude analüüs, mis võtab neid unetunde ära, et aga kui see pool on tehtud, tegelikult tuleb magama minna ja välja puhkama minna, et oleks reaalselt adekvaatne inimene seal väljaku ääres, et teeks mingeid õigeid otsuseid ka vahest. No ma ütleks ka seda kogenud ei ole nüüd, et oleks läbi põlenud, aga küll näed seda vahet, et olles noortreener oli palju keerulisem sel hetkel tulla toime sellega, et sa mõtlesid olukordi rohkem läbi, sul oli vastuseid palju vähem, sa ei tea, kuidas mingeid olukordi lahendada, sa ise oled palju ikkagi endiselt sama nõudlik, sa tahad saada head tulemust, et see oli palju keerulisem, ütleme siis, saades vanemaks, ma arvan, nagu Rainer ütles, et sa hakkad ju aru saama sellest, et see survet sa paned väga palju ikkagi ise endale. Ootused on sul endale kõrged ja tahad võib-olla olla ka natuke kärsitu ja ruttu ära lahendada, et hiljem saaks nagu andma rohkem aega, usaldama seda, mida sa oskad, mis tuleb hästi välja, oskad sellele toetuda ja saad aru, et kõike korraga juurde teha ei saa. Et oli ikkagi hiljem palju kannatlikum ja ütleme, unevõttes oli uni vanemas ja oluliselt parem treenerina. Jaa, diagnoosi ise ei oska panna ja pole pandud ka, aga kindlasti sümptomeid on olnud, et ja loomulikult ma arvan see, milline on sinu see igapäevane elukeskkond, see väga palju mõjutab. Ja kas sul nagu nii-öelda sellest siis nii-öelda sellest tööst väljaspool olev aeg ja kõik see nii-öelda keskkond on tasakaalus ja kas seal on kõik nii-öelda positiivne, et siis kui sa selle kaotuse järel näiteks, eks, et ja veel kui ütleme on ootamatu kaotus ja siis tuleb see väline pinge või väline nii-öelda surve ka veel sinna peale. Kui sa siis astud nagu sellest töökeskkonnast välja ja sul seal ka pead tegelema nii-öelda mingisuguste muude asjadega või lahendama nii-öelda asju, siis on kindlasti keerulisem. Kuivõrd te olete
tundnud, et seda välissurvet annab teile meedia? Mõtlete te sellele? Mina tean, ma Kes on tundnud? Jällegi, mida vanemaks saad, seda vähem tegelikult pöörab sellele tähelepanu, et võib-olla tõesti 10+ aastat tagasi igasugune nupukene kuskil, igasugused kommentaarid, mõtted kellegi poolt välja öelduna võtsid vähe rohkem endale pähe ja hakkasidki seda ketrama, aga mina julgen öelda, et mida aeg edasi, seda järjest vähem. Ja see oli ka endale, ütleme, ma arvan teadlik valik ühel hetkel hakkasid ju aru saama sellest, et ega see kommentaar sulle midagi, kui see on negatiivne, ega see mingit ju väärtust sulle ei anna ja tihtipeale ütleks, et see ütleb rohkem selle ütleja kohta kui sinu kohta, sest ta ju tea täpselt, kuidas sa tööd teed, et ajas said sellest aru ja pigem oligi, et ju ei, mis ise tuhnid seal, mis sulle kasu ei too, et ei ole lugenud neid uudiseid ja kommentaare selliselt, kus võib-olla keegi midagi ütles, et hilisemal perioodil ega väga kursis on sellega, mida kuskil väljaspool räägiti, et tegelikult oma asjadega, et ei pigem ei ole niimoodi mõjutanud. Ei no, kui see on põhjendatud ja lõpuks, kui ta on näiteks sellest mingist tulemusest või olukorrast nagu tingitud, siis tuleb see vastu võtta ja edasi minna, aga noh, ütleme jällegi, et kui sa satud mingisuguse nii-öelda sinust mitte sõltuva protsessi keskele ja see tundub nagu ebaõiglane sind sinna kaasata või tõmmata, et noh, siis see natukene teeb nagu pahaseks ja morjendab küll, et noh, kui see ei ole nagu sinu tegevusest sõltuv see nii-öelda meediapoolne kajastus või kriitika. Aga kui te mõtlete vastutusele millegi välisees, kas see vastutus on siis tööandja ees, fännide ees, avalikkuse ees? Ma arvan, et kõige rohkem on ikkagi vastutus iseenda ees, et sellega me materdame või siis ei materda ennast, et sest no mina ei tea, Eestis küll, mina ei saa küll öelda, et Eesti ajakirjandus, spordiajakirjandus on kuidagi liiga teinud või mis iganes, Eestis on see asi ikkagi väga-väga rahulik ja väga sõbralik, et noh, ja jällegi välismaal olles on hea lihtne, et ega siis välismaal mina kindlasti ei tea kõiki kohti, kus sellest teemadest räägitakse ja ei otsi ka ja väga ei huvita, et sa teed oma asju ja sa keskendud sellele, aga ma arvan, et ikkagi see kõige suurem materda oleme me ise ja need nõudmised eelkõige on meil ise enda võetud, mis iganes need argumendid on, miks nad nii võetud on ja rahulolu, mitte rahulolu, see noh, aga see on jällegi inimlik, kui sa oled siin rohkem seda psühholoogia poolt nüüd õppinud, siis ilmselt seal on see sama, et eks me ise need oleme need enda vaenlased. No treenerina ju, kui sa ei ole kriitiline, noh siis sa tegelikult ei saagi treener olla, et noh lõpuks sa ju tegelikult kogu aeg tegeled mingisuguse nii-öelda probleemi lahendamisega ja parema otsimisega ja täpselt sama sa teed enda puhul. Aga ära Rainer nendele indu anna sellega, et sa ütled, et nad on nii kukupain. Siis tahaks mõtlema, et liiga ebaprofessionaalselt võib olla. Ei, see, ma ütlengi, et maailm on oluliselt, noh, jällegi, et ma olen olnud riigis Poola, kus see on nagu väga karm, kus siis ikkagi neid nii-öelda ekspert ei ole mitte meedia majades, vaid on tribüünil seal ja reaalselt olen mina näinud, kuidas ikkagi pärast teist geimi koduvõistkonna vastu hakatakse vilet andma ja juba hüütakse, et treener peaks üldse koju minema ja mis iganes, et noh, see on nagu natuke karmim maailm. Aga no nõus, et tegelikult ju üldse treeneri vahet ei ole, kas see on lastetreener, täiskasvanud treener, me tegelikult ju pigem kogu aeg me ju otsime seda noh, mitte nüüd sõna-sõnalt negatiivsust, vaid me proovime ju midagi parandada, et jällegi, et noh, mina olen tihtipeale, kui ma uue võistkonna saan, ma ütlengi, et kui me vaatame oma mängu video pealt, siis ma ütlen kohe ära, et ega siuke 70-80% te näete seda, noh, mida mina tahaks, et te teeksite teistmoodi, et jah, ma pikin sinna sisse ka häid asju, et seda balanssi hoida, aga tegelikult ma ütlen selle kohe ära, et meil ei ole mõtet vaadata, kui ilusti me kogu aeg mingeid asju teeme, vaid seda tuleb ju läbi selle sama negatiivsuse nägemise, keegi saa seda ju isiklikult võtta, sest see on ju võistkonna huvides ja nii edasi, et see on oskus ja sellepärast ongi, et see on nagu minu enda poolt valitud kommunikatsioon võistkonnale, et lepime kokku nii, et ma ei kuluta teie aega, et me vaatame neid, mida me nüüd plaksutame, kui hästi teeme, et tore vaadata. Seda on ka vahest teha, aga enamus on ikkagi ju see, me otsime sealt seda, mida saaks paremini teha. Et jällegi see on sõnastuse küsimus, et kas, no see on sama, et kas sa ütled mängijale lapsele, et ära tee nii või proovi teha
et see on täpselt seesama küsimus, et ikkagi meie aju töötab seda negatiivses lainel hästi palju, mida me otsime igasugused asju, mida peaks parandada. Ja siin ma ütleks ka, et ma arvan, lõpuks ju, kui sa oled peatreener, siis ma arvan, sul on endal juba väga suured ootused niikuinii. Ja sinna nagu juurde kruvida seda pinget, kas tegelikult sellel on nagu mõtet, et kui nüüd mõelda, et selleks ma ütlesin, et selline jällegi ma jõuan sinna spordidirektori ideaalsesse nagu rolli on see, et keegi peaks hoopis sellest pinges võib-olla aitata selgust luua, et kus treener võib-olla hakkab muutuma liiga pingeliseks, liiga närviliseks, ülemäära nõudlikuks ja seal hakkab tihti see mäng lagunema pigem, kui ta ei näe lahendust või mis takistab, tal näha lahendust, on ju. Nüüd lihtsalt sinna peale kruvida, on ju, ega siis lahendus ei teki sinna. Ja fännide juhtus ka nii palju, et mul nagu tuli meelde endal see, et ma mäletan, ma tegin enda jaoks ikkagi selge nagu ka sellise arusaama või selgus, et kui fännid pole rahul või keegi pole rahul sellega avalikkuses ja tõesti see pilt ka ju näitab seda, siis on see aktsepteeritav, et see käib selle mängu juurde ja jällegi ju nad on sinuga kaasas, kui jälle mängupildis toimub mingi muutus ja läheb hästi, et seda ma arvan ka tuleb osata endast manageerida teinekord ja ennast selleks nagu valmis seada, et eks väljast ka või miks kusagil kas meedia või keegi kritiseerib ja tihti tuleb see sellest tingituna, et just kui eeldaks, et nad ju ei pinguta, et nüüd äkki siis peab keegi väljast hakkama neid kuidagi nagu võtke jalad kõhu alt välja, on ju. Aga nagu ma ütlesin, et kui sa oled seal juba kuskil surve all treenerina, siis sa pead oskama selle meediaga ka õigesti toimida, et mitte sinna ära uppuda, et see sulle lahendust ei paku, et toon ühe näite võib-olla siis, et kus oli meile Prantsusmaaga mäng tulemas näiteks, me kaotasime esimese mängu, meil 2 mängu Prantsusmaa, 6-17 koondis on ju, ma olin peatreener siis ja me kaotasime esimese mängu 4-0 ja siis oli ka, et kuidas me oleme 2 päeva hiljem nendega uuesti mängima ja mul oli plaanis, et ma panen kõik uued 11 mängijat ja sellel hetkel ka siis ühel hetkel ikkagi nagu püüdsid selle välise surve maha saada ja oma siis arutasime, et mis me nagu teeme selles olukorras. Et tulemus saada, et esimese hooga hakkasime pigem nentima, et see on paratamatus, et me oleme sel tasemel. Aga me otsustasime ise endale surve tekitada, et me rääkisime mängijatega koos, ütlesime, et võtame selle seisukoha, et see on katastroof. Ja me ei hakanud kedagi selle kui nii-öelda nagu laamendama riietusruumis, vaid koos tegime sellise otsuse. See andis võimaluse näha, kus on see selge lahendus, et me pidime mängima oluliselt kompaktsemalt seda mängu. Nagu ütleme, Indrek Kennedy selle käed üleval mängu, et sa leidsid selle võtmekoha ülesse. Ja me teise mängu võitsime 2-1, et aga see oleks tulnud olukorras, kus oleks, kas minul on treenerina väline surve väga suur või oleks keegi meile püüdnud panna peale välise surve. Et seda lahendust poleks me siis näinud. No ma siin toon korra veel need ootused toon mängu, et nii kommunikatsioonis, eks, kui ka siis üldse juhtimises hästi suur roll on nende ootuste juhtimine. Sest ega tagajärg tuleb ju sellest, et millised nagu ootused on seatud. Ja kui juba ootustega pannakse puusse, siis on väga lihtne, et see tagajärg on ka negatiivne ja siis sa hakkadki seal kuskil ulpima. Aga kui ootused seatakse nii-öelda mõistlikud ja suudetakse need ka kõikidele osapooltele selgeks teha, et siis ma arvan, on ka tagajärjed oluliselt lihtsamad vastu võtta. Üks oluline teema veel, mille suhtes tahaks teie arvamus kuulda. Viimased 3-4 aastat isegi on Eesti avalikkuses treeneri eetika teema väga teravalt tõhus, et kus on see piir, kus võib mängijat sundida, millal mingid sõnad muutuvad kas mängija või kellegi kõrvaltvaataja arvates väärkohtlemiseks. Mis teie seisukoht selles kohas on, kus see piir asub? Kas siis sõnad või käitumine või siin annab ju silti panna külge palju mina võtaks nagu hästi lihtsalt ühe lausena seal kokku, et ega siis isiklikuks minna ei saa kunagi ja solvata ei saa kunagi, et see, kui me motiveerime, kas me natuke motiveerime vähe karmimalt, mitte see käib asja juurde, aga mõtlengi, et isiklikuks minna ja nagu reaalselt solvama kedagi, ei ole mina seda teinud ja ei näegi, et mina seda kunagi teen. Nii lihtne see ongi. No siin ma ütleks, sekundeeriks samamoodi, et see on nagu võtmekoht, et ma arvan, see koht, kus nagu piir üle läheb, on, mida mina nagu olen püünud sellele mõelda, on ikkagi see, kus ma olen ise ka nõutu, et treeneril ei olegi nagu teadmisi, kuidas siin olukorras käituda, ma näen, et tulemust ei tule nii, kui ma ju tean lahendust selgelt, siis ma manageerin selle ära küllaltki rahulikult, ka väga keerulise olukorra. Aga loomulikult on tulemuse surve, ma ei tea ka mida teha,
justkui siis peaks võib-olla andma selle vastutuse mängijale selles olukorras. Ja on oht see, kus ma ületan selle piiri, et ma heidan temale seda ette, miks see tulemust ei ole tulnud. Aga see on see koht, mis on nüüd minu valdkonnas väga tähtis, et ma näen ka seda, et me väga hästi oleme ära defineerinud väärkohtlemise, kust läheb see piir üle, mida ei tohiks teha. Aga me peame ka nagu selles osas aru saama, et tuleb treenerid aidates järgi, et aga mis on siis need tööriistad või võimalused. Et kui on see surve väga kõrge, on see pinge olukord mul tekkinud, et kas me teame, mida selles olukorras siis teha tegelikkuses. Et ma arvan, et see pool tuleb sinna juurde ehitada ja siis oskab ka treener aru saada sellest, et kuidas häält tõsta, et mis on see olukord, et kas see motiveerimiseks või see pigem ütleme enese kehtestamiseks või distsipliini loomiseks, et ma arvan, ka seal on need kohad, kus me täna veel võib-olla väga selgelt seda erisust ei näe niivõrd. Aga kui me räägime motivatsioonist, ütleme, mis tegelikult tuleks nagu osata seda keskkonda luua, seal ei ole vaja, see on küllaki pehme tööriist on tegelikult motivatsioon, et seal on vaja pigem luua suhteid, kus sa toetad nende seotust, autonoomist, kompetentsust ja kus oskad neid nagu teha, siis sa tegelikult näed seda, et sul meeskond on motiveeritud. No mina ei tooks siin üldse treenerit kuidagi erilisena välja, et see on ju puhtalt inimlik, et kas sa käitud inimesena või ei käitu, kõik me vahel eksime, kõik me vahel ütleme midagi, mida tegelikult tagantjärgi me arvame, et ei oleks pidanud ütlema. Ja see on täpselt samamoodi, et kas sa siis reageerid sellele või paned samamoodi edasi, eks ju, loomulikult inimlikult ma reageerin sellele ja palun vabandust ja lähme nii-öelda samas võtmes edasi. Kui me toome lihtsalt selle treeneri nagu elukutse mängu, siis kindlasti on erinevus selles, milliseid meetodeid kasutatakse noortetreener ja profitasandi treener. Et lühiajaline, ütleme väline motivatsioon on, eks ju, lühiajaline. Ja siis võib-olla selles mingis tulemusele orienteeritud situatsioonis see väline motivatsioon võib toimida. Ja loomulikult see ei tohi olla kuidagi mingisugune alandav või jälle, lähme sinna inimese tasandile, et see väline motivatsioon saab olla ka inimlik. Aga kui me räägime nagu noortetreenerist, siis seal peab kindlasti olema kogu nii-öelda tegevus suunatud sooritusele ja pikale perspektiivile arendavale tegevusele. Et seal on lihtsalt meetodite erinevused võib-olla. Aga puhtalt, kui me räägime sellest nii-öelda eetikast, siis see on puhtalt ju inimese käitumise eetika. Aga kas tippspordis üldse saab edu saavutada ilma, et sa vahel ei tõsta häält, vahel ei ole karmima käega, vahel ei ütle kellelegi midagi otsekohaselt välja, mis sa temast arvad? Jällegi, mis see tähendab, see otsekohaselt välja ütleme, mis sa arvab, et ega siis jah, ma olen ka treenerina mängijat siis natukene meelega vihale ajanud, aga see ei tähenda, et ma seda vihale ajan meelega siis teda solvates või mis iganes, et see on nagu päris oluline vahe minu hinnangul. Ja loomulikult tõstetakse hääl, see ongi meie töö, sest inimene on ju oma olemuselt nii laisk, kui lastakse ju olla. See on ju, me kohaneme, me adapteerume selle olukorraga, mis meil on, me peamegi natuke välisena siis ärritama seda sportlast ja nii edasi, aga see ongi nüüd see tunnetusliku ja balanssi küsimus, et on trenne või on nädalaid, kus ma pole üldse pidanud üldse häält tõstma, siis asjad toimivad, aga samas on see, et on ka mingi periood, kus põhimõtteliselt iga trenn sa pead midagi korraks neid nii-öelda alarmeerima, aga jällegi, et see ei tähenda, et peab kellegi isiklust midagi ütlema ja solvama, vaid neid vahendeid on hoopis teisi, et ma ei tea, ma arvan, et iga treener tõstab mingil hetkel häält ja nii edasi, et see ongi see vajaduspõhine ja ka see ei tähenda, et siis nüüd ja olen ka ma seda meelega teinud, et kui ma näen ikkagi, et hommikune trenn on nagu tegelikult ei ole hullu midagi, aga ma näen, et siis uimasus on peal, siis ongi vaja meelega üht-teist teha, et õhtune mängu algus oleks lihtsam. Siin mõtleks ka, et väga tähtis on vahet teha sellele, et me kuidagi tuuakse välja tihti, et just kui tohiks häält tõsta ja õpetajad ja treener on kuidagi abitud tänasel päeval, et me peame siis nagu nii-öelda kasvatame just kui lillelapsi, ega see ei pea paika, et see mitte kuidagi ei lähe kokku ka tänapäeva psühholoogiaga, et sa ei tohiks häält tõsta. Sa ei tohi alavääristada, sa ei tohi kahjustada kuidagi selle sportlase arengut, ütleme läbi selle nii vaimselt kui füüsiliselt, et talle teha kuidagi moodi haiget. Aga täpselt mõistma, et kus on see koht,
mismoodi, et kus tuleb olla nõudlik ja nõudlik sa võib-olla tõstad häält mingis olukorras, sa tahad neid distsiplineerida, sa tahad võib-olla mingi mure nähtavaks teha selgelt, aga kui sa ennast ära ei kaota selle sees, sa tead, nagu Rain ütles, ma teen teadlikult, on ju, mingil hetkel on vaja võib-olla natukene tiim üles äratada või keegi natukene vihale ajada, on ju, aga ma samal ajal tajutaks, et treener tegelikult hoolib. Et seal on nagu see väga suur vahe. Ja tegelikult seda tunneb nagu ülihästi ära, et me treenerina ka tunnetame selle ära, et kas tegelikult, see ongi täpselt see, et kas meeskond on sinuga või mitte. Mingi hetkel tekib see tunne, et tegelikult ükskõik põhimõtteliselt, mida sa teed, see meeskond on sinuga, ta saab aru, reageerib igale sellise liigutusele ja see ongi tegelikult eesmärk. Sellise võistkonnaga ongi hea koostööd teha. Ja kui sa kogu aeg nii-öelda tühja jaurad, et loomulikult siis ongi see, et meeskond keerab sulle selja. Aga veel see ka, et ega tippsport on ju piiride kompamine. Ja piire kombates tihtipeale minnakse üle piiri. Et selles suhtes jällegi, kuidas sa pärast seda käitud? Et kas on võimalik koos edasi minna või ei ole võimalik koos edasi minna ja kuidas sa selle olukorra lahendad. Et lõppkokkuvõttes mul üks hea sõber ütleb selle kohta tihti nii, et 10% on see, mis toimub ja juhtub, 90% on see, kuidas sa neid olukordi lahendad. Ja sealt selgub, kes sa siis oled ja kas saab edasi minna või ei saa. Ja tihti peale sellest samast, et mis toimub ja juhtub, palju tegelikult meie seda kontrollida saame. Ei saa, me saame kontrollida seda, mis me siis edasi teeme, et see on tegelikult ülioluline ja ma arvan, see on ka nüüd see treeneriks kasvamise vahe, et mingil hetkel sa püüdsid seda kontrolli omada nendes olukorrades, kus tegelikult meil ei olnud absoluutselt mingit variantigi midagi kontrollida. Aga kas teil vahel ei tundu ebaaus, et konkureerides teiste riikide, klubide ja koondistega, et meie siin enda selles mullis võime kokku leppida, et meile väärtus on sellised ja meie ei väärkohtle, aga siis sa vaatad kõrvalt neid Venemaa ja Serbia ja üldse slaavi koolkonda, aga nemad saavutavad edu niimoodi, nagu nemad on harjunud. Ega kas on olemas elu või edu kindel võti ei ole ju, see on täpselt see, et see on ju antud olukorras, mis toimib, me ei tea ju. See on ju tegelikult siuke täpselt selline tunnetuslik küsimus ja mis toimib siin praegu, absoluutselt ei pruugi toimida kuskil mujal. Ja seal on kindlasti ju erinevus kultuuriruumis, et kuidas kodus last kasvatatakse ja sellest kanduvad ka kõik muud tegevused edasi ja üle. Hea kogemus Rumeeniast on venis üks mängupaus, videolt vaatasin järgi äkki 12 minutit, mitte midagi toimunud, kõik vaidlesid ja toimetasid ja tulemus oli see, et mitte ühtegi kaarti ei jagatud laiali, et meil oleks, ma arvan, saal tühjaks pekstud siin ja kõik, et aga nii on, et see on hoopis teine maailm ja jällegi, kui mina ju lähen sinna, mina pean sellega kohanema, sest mulle ütles üks kohtunik pärast 5. või 6. mängu, et treener, et sa oled rääkima hakanud, siis ma ütlesin, olen küll jah, sest et kui ma ei räägiks, siis te sööte mind ära siin, et pole mingit variantigi, et aga jällegi, et ühtegi kaarti ma sealt ei saanud. Ja mine vene kultuuriruumis trenni, treener paneb lapsele popsu üle kukla, mis sa arvad? Ema, isa pigem ju kiidavad treenerit, on ju. Aga mis meie kultuuriruumis loomulikult pigem enam nagu ei sobiks. Just, et see on ju kultuurist küsimus. Aga ma ütlen ka siinkohal seda, et ega kui me paneme mõõdupuks tulemuse, siis ongi selgelt mõlemad pidi ongi võimalik tulemus saada. Aga küsimus, kas see on nagu väärtuslik, et mis saab sellest sportlasest ka seal vene kultuuriruumis, kus on neid lugusid, ma just hiljuti vaatasin ühe võimleja kohta, kes on kasvanud seal kultuuriruumis, on ju, et ega nad väga hästi ennast ei tunne tegelikult. Et see ikkagi jätab oma trauma, kui sul pidalt üle kukla saad, et eks see ju eesmärk ongi tänapäeval jõuda teadmistes lõpuks sinna, et kuidas teha seda nii, et me jääme ka selles ruumis terveks. Et minna nagu sinna vanasse ruumi tagasi, kus ka meil oli seda kultuuriruumi rohkem, kus karjuti ja tõsteti häält ka olukorras, kus see on vajalik nii-öelda veel tühja sellist karjumist pidevalt väljaku ääres. Et täna me saame aru, et see pole vajalik. Jah, aga mõtleme praegu, eks ju, mis üldse siin toimub, siis kui suur on inimese väärtus seal Venemaal ja kui suur on inimese väärtus Eestis, et pigem hindame seda, et kus me oleme ja kuidas me inimest hindame. Sest me oleme kõik treenerid, on sportlased, aga eelkõige me oleme inimesed. Et vahet ei ole, kust sa seda võtad, et
kes on ajakirjanik, kes on treener, kes on sportlane, aga selle taga me oleme kõik inimesed, kes tulevad hommikul kodunt, lähevad sinna tagasi ja ega siis jällegi sportlased, üks päev saab ju see sportlaspõli läbi, siis sealt tuleb inimene ja see on jällegi, mina olen treenerina hästi palju ikkagi seda mõtestanud, et eelkõige ma tahan, et kõik minu treenitavad, kes mulle tänava peal vastu tulevad, siis hea meelega ütleme tere, räägime juttu, et see ongi see inimlikkuse mõõde. Et ma arvan, et see, mis oli kunagi ja nüüd on nüüd, see on väga suur vahe, et see inimlikkuse mõõde on väga palju toonud ka spordimaailma. Ja viimase küsimusena ma viskan õhku sellise mõtteharjutuse, et palun mõelge oma karjääris kõige magusamale võidule, mis teil tänaseni kananaha ihule toob ja kõige valusamale kaotusele, mis võib-olla jäi veel mitmeks aastaks kumitama. Kes esimesena valmis on, võib alustada? Võidu osas ma võin öelda, see tuleb kohe silmade ette, siis kui Balti liigas meil seal Saku Suurhallis mängisime Kalev Cramoga Final Fouri koha eest ja see oli siis otsustav mäng ja see Tanoka Birdi viimase sekundi vise, et see tuleb kindlasti kohe võiduna meelde. Tuleb kaotus ka kohe meelde? No jah, neid ju tahad ära unustada. Aga võib-olla ongi unustatud kõik. See on tervislikum, need ära unustada. Jah, ma tooks ka pigem võidu poolt, mis tuli kohe silma, et oli see tegelikult ka, mida ma rääkisin, et kui ikkagi me Hispaaniaga mängisime U17 koondisega, olime 2-0 taga ja tegelikult väga tugev koondis Real Madridi, Barcelona noormängijad on sul vastas ja sa suudad seda oma mängijatega võita, neil lüüa 3 väravat, et see oli üli magus kogemus. Tuli kaotus ka meelde. Nii. Jälle, ma arvan, siis oli veel Balti liiga ja Ventspilsi käes saime kodus jälle otsustava mängu, minu arust oli ka Final Fouri pääsu nimel vist ja Ventspilsi pani mingi hullu fadeaway viske, pani seal üks välismängija sisse, et see oli valus ja veel tuli tegelikult siin abitreenerina, tuli meelde koondise abitreenerina kodus Serbia võitmine, kus Raieste nurgast meie pingi eest pani selle 300 kotti. Minul tuli meelde võiduna, kusjuures minu praeguse koduklubi vastu sai võidetud, siis ma olin Selver Tallinna peatreener, me võitsime Pärnut otsustavas siis 7. finaalis ja võõrsil. Et olime seerias 0-2 taga, läksime 3-2 ette, siis kodus ei suutnud võita, kuna ma nägin, et meil tegelikult hästi noor võistkond ja selline, me polnud vaimselt valmis võitma kodus, siis meil oluliselt lihtsam tundus seda mängu mängida võõrsil ja seal me võitsime, siis kokku siis 4-3 äkki siis, mis see siis sai olla, äkki oligi see sama, ei olnud, see oli 2015-16 midagi sellist. Ja kaotusena ka ma tooks välja ühe üldse ka abitreenerina, et kui ma ütlesin, et abitreenerina uni on parem, siis ma mäletan, et seda mängu sai küll ikkagi läbi elatud, oli EM-il koondisega, kui Serbia vastu olime 2-1 ees ja kaotasime 3-2, et oli ülilähedal see, et jõuda 8 hulka ja midagi nagu väga tõsiselt suurt korda saata, et see isegi abitreenerina jäi ikkagi väga-väga pikaks ajaks kripeldama. Ja kaotusena tuli endal meelde see olukord, kui mängisime Gibraltariga, et meil oli euromäng, kodus võitsime 2-1 ja me juba teadsime varasemast kogemusest, et ükskõik kellega sa võid Champions League'is mängida võõrsil mängu, see võib tulla täiesti teistsugune mäng. Läksime sinna kunstmurule mängima ja nad olid üliosavad ka hiljem vaadates nagu üleminekult rünnakusse nagu tõesti väga-väga head selles. Ja nad olid ohtlikud, mängisid teistmoodi, nad suutsid meid 2-0 võita, kuksime välja ja järgmise mängu nad mängisid Celticuga kodus ja võitsid tegelikult neid samamoodi, et see oli nagu, oli valus, et millele tagantjärgi on raske meenutada. Aga nii me siin jutustasime tund ja 44 minutit, et ma arvan, et asju, mida treeneri töös veel pikemalt lahata, jätkuks veel mitme episoodi jagu, aga kuskil kahjuks tuleb see piir panna ja ma ütleks, et kui ma oleks alustav noortetreener, siis ma küll tahaks seda saadet kuulata, et kuidas 20 aastat, 15 aastat hiljem need asjad perspektiivis paistavad, aga
aga hirmus suur aitäh, et saite tulla ja siin laua taga oma kogemusi jagada. Aitäh kutsumast. Aitäh, oli meeldiv. oli meeldiv, aitäh. Ja aitäh kuulamast, soovitage sõbrale, kuulake ise ja järgmise korrani. Delfi spordi podcast. Mis tunne on?